Vene innovatsioon on kummaline vana loom. Riik ise eriti midagi ei leiuta. Selle asemel vaatab ta, mida teised ehitavad ja ütleb, teeme ka midagi sellist, ainult halvemini. Ja muidugi Ukraina meredroonid on saanud Venemaa niinimetatud leiutajate viimaseks sihtmärgiks. Venemaa nägi Ukraina edu oma droonidega Mustal merel, nii et ta ehitas baasi ja selles baasis oli midagi, mida Venemaa tõesti arvas, et võiks mereväesõja käiku muuta. Omaenda meredroonid, mis olid ehitatud konkureerima Ukraina palju paremate disainidega. Kuid Venemaal oli probleem. Ta pidi oma meredroonid peitma baasi, mis oleks Mustale merele piisavalt lähedal, et need võiksid tegelikult mõju avaldada. See oli viga. Ukraina leidis selle baasi ja pühkis lihtsalt Venemaa kopeeritud droonid maa pealt minema. Asula Jevpatoria lähedal asub Snežna. See pole kaugeltki kõige muljetavaldavam Venemaa mereväebaas varastatud Krimmi poolsaarel. Sevastopol on palju suurem ja kuni hiljutise ajani oli see kardetud Musta mere laevastiku kodubaas. Kuid Snežna on oluline, sest seal peidetakse midagi, mida Venemaa vajab. Sellesse väikesesse baasi on saadetud meredroonide laevastik, osana Venemaa katsetest haarata kontroll Musta mere ja Aasovi mere üle. Venemaa tahab kopeerida Ukraina tegevusplaani. Teades, et Musta mere laevastik on muutunud praktiliselt kasutuks, kuna selle laevastiku sõjalaevad on Ukraina meredroonide jaoks tohutud sihtmärgid, tahtis Venemaa vastata tulele tulega. Meredroon meredrooni vastu. Venemaa püüdis taas järele jõuda ja kopeeris Ukraina tegemisi nagu alati, kuid arvas, et kui ta suudab lihtsalt Snižnat kaitsta, siis saab ta rajada baasi, mis on täidetud meredroonidega, mida saaks kasutada kontrolli taastamiseks. Ukrainal oli selle kohta midagi öelda. 30. juulil teatas Ukraina mehitamata süsteemide vägi ehk SPS, et nad korraldasid hävitava löögi Vene baasi pihta. Kuulutades edu Telegrammis, nagu ta sageli teeb, avaldas SPS-i energiline komandöör Robert Provdi, et rünnaku eest vastutasid Kirovi pataljoni operatiivtöötajad. Kirovil on maine kui üks Ukraina kõige salajasemaid pataljone. Kirov tegutseb kõige rangemate turvaprotokollide järgi. Liikmetel on keelatud alkoholi tarbida ning nad ei tohi kellelegi öelda, kus nad teenivad või millega nad tegelevad. Isegi polügraafiteste kasutatakse regulaarselt, et kontrollida Kirovi liikmeid ja tagada nende vastavus neile usaldatud rangele saladuse režiimile. See salastatus tasub end ära. Ainus kord, kui me kuuleme, mida Kirov teeb, on pärast rühmarünnakuid, mitte kunagi varem. Iga pisimgi plaan hoitakse saladuses ja ainult tulekahjud ning häving, mille Kirov endast maha jätab, paljastavad, millega pataljon tegelenud on. Nii oli see ka Snižnas. Kirov ründas ja üks võtmetähtsusega Krimmi meredroonide sadam põles maha. Suur osa operatsioonist on endiselt saladuskatte all. Me ei tea kindlalt, millised Venemaa droonid on alla kukkunud, kuigi varsti spekuleerime selle üle. Kuid lisaks Provdi kinnitusele on meil olemas ka mõned videokaadrid. 3 minutit videot, mis näitab meile, et Ukraina tegi seda, mida ta kõige paremini oskab Snižna baasi hävitamiseks. Saatis õhudroonid Vene infrastruktuuri purustama. Korduvalt näeme Ukraina droonide vaadet, kui need sööstavad baasi suunas ja hiljem teiste sihtmärkide poole üle Krimmi ja okupeeritud alade. Näeme ka tagajärgi. Leegid, mis paiskavad tohutuid suitsupilvi ja täidavad kogu ekraani, tõusevad Venemaa meredroonide baasist. Näeme, kuidas angaare tabatakse ja suured plahvatused liiguvad mööda sadamat üles-alla. Mis iganes Venemaa siin peita üritas, läks selgelt leekidesse ja tähelepanelikud vaatajad märkavad ka, et kaadridelt näib midagi puuduvat. Vene õhutõrje tuli. Kus see on? Keegi ei tea, aga video näitab täielikku trasseritule puudumist, mida me sellistes kaadrites tihti näeme, ja pole ka mingit märki rakettidest, mida Venemaa tavaliselt laseb, et proovida Ukraina droone hävitada. Me ei saa kindlalt öelda, et Kirovil on vaba tee Venemaa Krimmi meredroonide baasi juurde, kuid tundub, et näeme Ukraina poolt suure osa 2026. aastast järgitud isoleerimisstrateegia mõju. Võib-olla pole õhutõrjetuld sellepärast, et Venemaal on Krimmis järele jäänud järjest vähem õhutõrjesüsteeme ja neid ei saanud meredroonide baasi jaoks kõrvale panna. Isegi kui Venemaal oleks olnud kaitsevahendeid, mida baasi saata, oleks nad neid võib-olla sinna saanud toimetada. Kütusekriis, mis Krimmi vaevab Ukraina isoleerimisstrateegia tõttu, teeb Venemaal õhutõrjesüsteemide vajalikesse kohtadesse toimetamise raskeks, teatas UKR Inform 14. juulil. Võib-olla polekski olnud vahet, kui Venemaa oleks avastanud Kirovi pataljoni plaani. Rünnakud oleksid tõenäoliselt ikkagi toimunud. Me ei pruugi seda kunagi teada saada. Ja see ongi Kirovi mõte. Kõik teave selle kohta, mida, kuidas või millal see pataljon ründab, avalikustatakse hoolikalt ning pataljon ei avalda kunagi rohkem, kui ta soovib maailmale teada anda. Ainus põhjus, miks me üldse teame, et see rünnak toimus, on see, et Kirov tahtis selgelt Venemaale sõnumit saata.
Sa ei saa oma meredroone varjata, Putin. Kirov teab, kus need on ja võib igal ajal rünnata. Mis puudutab seda, mida Kirov Snižnas tabas, siis mõnda asja teame kindlalt. Kaadrid näitavad, kuidas angaare tabatakse tugevalt. Tõenäoliselt olid need angaarid täidetud meredroonidega, mida Venemaa oleks lõpuks Mustale merele ja Aasovi merele saatnud. Mis puudutab seda, millised need droonid võisid olla, saame ainult oletada selle põhjal, mida teame Venemaa kopeerimisprogrammist ja toodetud meredroonidest. Võib-olla hävitas Ukraina Orkanid. Need väikesed meredroonid on sarnased nendega, mida Ukraina algselt Mustal merel kasutas ja arvatakse, et need suudavad kanda umbes 100-liitriseid koormaid. Või hoidis Venemaa võib-olla Snižnas Katran meredroone. Neid alumiiniumist meredroone, mille mootorid on metalliga kaetud, võimaliku infrapunasignaali varjamise eesmärgil on nähtud kerele paigaldatud kuulipildujatega. Võilill, mille teatatud kiirus on 43 sõlme ja kandevõime 600 kilogrammi, võis samuti olla Snižnas, nagu ka Muraina 300S, mis on sisuliselt Venemaa versioon Ukraina Magura V5, kuigi väidetavalt saab seda relvastada ka torpeedodega. Ukraina oleks rahul, kui suudaks Snižnas hävitada ükskõik millise neist meredroonidest. Kes teab, võib-olla saadi kõik kätte. Ainus viis teada saada on see, kui Ukraina avaldab lisateavet oma rünnaku tulemustest Venemaa meredroonide baasi vastu Krimmis peale esmast avalikustamist. Venemaa on valusalt pihta saanud. See, mis just Snižnas juhtus, oli tohutu löök Putinile ja tema soovile taastada domineerimine Musta mere piirkonnas, mis on juba ammu tema kontrolli alt väljunud. Jäljendajad on just kõrvaldatud. Aga enne kui selgitame, miks see oluline on ja miks Venemaa nii kõvasti pingutas, et Ukrainale meredroonide vallas järele jõuda, tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui teile meie kanal meeldib, siis ärge unustage tellida ja teavitused sisse lülitada, et näha veel rohkem sisukaid videoid nagu see. Nüüd võite mõelda, miks Venemaa üldse vaevub meredroone ehitama. Lõppude lõpuks on Venemaal Musta mere laevastik. Enne kui Putin alustas oma sissetungi, arvati, et selles laevastikus on 40 sõjalaeva ja 7 allveelaeva ning see pidi olema üks tähtsamaid varasid, mis Venemaal oli. See laevastik pidi andma kontrolli selle mere üle, mille järgi ta nime kannab, ja Ukraina ei oleks saanud midagi teha. Venemaa arvas oma arrogantsuses, et Ukrainal pole mereväelahingus midagi vastu panna. Mis neil üldse oli? Mõned patrull-laevad ja miinitõrjelaevad. See poleks midagi Musta mere laevastiku jõu vastu. Oma sõjalaevadega kontrolliks Venemaa Musta merd, andis oma vägedele ja varustusele lihtsa veetee Ukrainasse ning võimaluse takistada Ukraina katseid eksportida teravilja Musta mere kaudu. See oli vähemalt plaan. 2026 teame, et Venemaa plaan ei toiminud. Väike riik ilma mereväeta on laastanud Musta mere laevastikku. 2024 aasta suveks oli umbes kolmandik sellest laevastikust rivist väljas. Kuigi paljud Venemaa sõjalaevad olid saanud Ukraina lööke, polnud Ukrainal endiselt ühtegi sõjalaeva kasutusel. Aga sellel olid raketid nagu Storm Shadow, mille andsid lääne liitlased, kasvav varu õhudroone ja muidugi ka meredroonid. Need droonid, mida Ukraina hakkas arendama 2022. Aasta kevadel on Mustal merel mängu täielikult muutnud. Esimesena jõudis pealkirjadesse Magura V5, mis suudab kanda kuni 300 kilogrammi lõhkeainet ja on kogu sõja vältel korraldanud kamikaatserünnakuid Vene sõjalaevade vastu. Järgnesid ka teised uuendused. Sea-Babyl on nüüd tohutu, kuni 1500 kilomeetrine tegevusraadius ja see suudab kanda 2000 kilogrammist lasti. See suudab ka miine paigaldada ja isegi toimida õhudroonide emalaevana. Moby Dickiga on Ukrainal modulaarne meredrooniplatvorm, millel on palju erinevaid kasutusvõimalusi, alates luurest kuni rünnakuni. Ukrainal polnud vaja traditsioonilist mereväge. Nad suutsid Venemaa massiivsed ja aeglased laevad alistada väikeste ja kiirete droonidega, mida on uskumatult raske avastada ja mis on surmavad, kui need jõuavad laskeulatusse. Ukraina meredroonid on Musta mere laevastiku alistanud. See laevastik on sunnitud taanduma oma traditsioonilisest kodubaasist ning Vene sõjalaevad on nüüd Mustal merel või Aasovi merel väga haruldased. Venemaa kogu mereväe strateegia on muutunud ja see kõik on tänu sellele, et Ukraina on omandanud asümmeetrilise lähenemise, mille keskmes on meredroonid. Ukraina ei ole piirdunud ainult Musta mere laevastikuga. Nüüd, kui Venemaa kardab oma sõjalaevu saata ainsasse kohta, kus neil oleks sõjas mingit mõju, on Ukraina suunanud oma meredroonid varilaevastiku vastu. Juulis hävitas Ukraina julgeolekuteenistus meredrooniga Musta mere naftatankeri Alvaro. Need droonid on olnud võtmetähtsusega ka laiemas rünnakus Venemaa varilaevastiku vastu Mustal merel ja Aasovi merel. Juuli lõpuks oli 3 nädala jooksul rivist välja löödud üle 200 sellise laeva. Kõiki neist ei tabanud meredroonid, kuid piisavalt paljusid siiski, tõestades taas Venemaale, et mereväesõda, vähemalt Ukrainas, kui mitte kogu ülejäänud sajandil, on muutunud. Enam ei loe laevad ega laevastiku suurus.
Meredroonid on kõik muutnud ja Venemaa teab seda. See toob meid tagasi Snižnasse. Selle Krimmi baasi olemasolu ise on Venemaa tunnistus sellest, et Ukraina võidab mereväesõda. Musta mere laevastik on muutunud peaaegu kasutuks. Venemaa ainus võimalus konkureerida on nüüd ehitada oma meredroone, millega ta loodab astuda vastamisi sellega, mida Ukraina lauale toob. Laiemas geopoliitilises kontekstis on murettekitav, et Venemaa varastab Ukraina strateegiat. Kuigi teised riigid on hakanud meredroone ehitama, jäävad nad Venemaast kaugele maha ja Ukrainast veelgi rohkem maha. Taani on näiteks saatnud oma purjedroonid Balti merd kaitsma ning USA on hakanud kasutama oma Corsairi meredrooni sõjas Iraani vastu. Siiski tähendab see, et Venemaa püüab Ukrainale järele jõuda, et ta on selles tehnoloogias enamikust lääneriikidest ees. Nagu Merestrateegia Keskus märtsikuu raportis hoiatas, kasutab Moskva nüüd üha rohkem erinevaid veepealseid ja süvaveeplatvorme, mis on mõeldud luureks, merepõhjatöödeks ja sõjalisteks operatsioonideks. Kuigi neid platvorme saab kasutada üle kogu maailma, jäävad nende peamisteks tegevuspiirkondadeks siiski Arktika, Põhja-Atland ja Läänemeri. See on kõik Venemaa tuleviku jaoks tore, eeldades, et tal pärast Ukrainat üldse tulevikku on. Aga praegu ei tähenda see suurt midagi. On põhjus, miks enamik Venemaa meredroone tegutseb Mustast merest kaugel ja me nägime just seda põhjust 30. juulil. Kui Venemaal on üldse lootust meredroonide rindel jõudude vahekorda tasakaalustada, ta peab kõigepealt suutma need droonid usaldusväärselt Krimmi ja Ukraina ümbruse vetesse paigutada. Ta ei suuda seda teha. Snižna leegid on selle tõestuseks. Niipea kui Ukraina tuvastab Venemaa meredroonide baasi, reageerib ta, saates oma droonid selle baasi hävitamiseks. Nii et Venemaa niinimetatud innovaatorid võivad püüda Ukraina pealt maha kirjutada, et tuua meredroonid Moskvasse. Aga iga kord, kui nad üritavad piiluda, mida Ukraina teeb, saavad nad järjest uue sinika. See viimane sinikas oli isegi suurem, kui esmapilgul paistab. Rünnak Snižnas oli vaid juulikuu tipphetk, mille SBS tabas 50 109 sihtmärki. Ning see oli ka päeva peamine sündmus, kus rünnakud ulatusid Krimmist ja Venemaa meredroonide baasist palju kaugemale. Samal ööl sadasid SBS-i droonid ka raadio läbipaistvatele varjenditele Ipetri radarjaamas Jaltas, mis asub samuti Krimmis. Selle rünnaku eest vastutas samuti Kirov, teatab Euromaidani press. Ukraina hävitas samuti Buk M3 õhutõrjesüsteemi Donetski oblastis, kui seda transporditi modelveokil. Samuti korraldati rünnak okupeeritud Donetski lennujaama vastu, mida Venemaa kasutab oma Shahed-tüüpi ründedroonide hoidmiseks ja väljalaskmiseks. Ivanivkas Zaporizhia oblastis hävitas SBS-i Nemesis brigaad B-18 radarjaama. Sama brigaad tabas ka Sopka 2 kompleksi Fedorovkas ja Nebo SVU süsteemi Ruski Kolodetsis, mis mõlemad asuvad nüüd Venemaa Rostovi oblastis. Seega oli SBS-i jaoks tulemuslik öö. Lisaks meredroonidele hävitas Ukraina veelgi rohkem radareid ja õhutõrjesüsteeme, mis kuulusid Venemaa üha kahanevasse õhukaitsevõrku. Tead küll, mida see tuleviku jaoks tähendab. Loodi veelgi rohkem turvalisi õhukoridore ning on peaaegu kindel, et Ukraina korraldab rünnakuid ka teiste väärtuslike sihtmärkide pihta. SBS muutub järjest tugevamaks. See on halb uudis Venemaale, kui ta plaanib saata veel oma kopeeritud meredroone Krimmi. Pärast kõige selle nägemist saame teha ühe vaieldamatu järelduse. Ukraina võidab Venemaa vastu Mustal merel meresõda ja see pole isegi tasavägine. Venemaa saab selles olukorras süüdistada ainult iseennast. Nagu on olnud alates sellest ajast, kui Putin alustas oma sissetungi. Venemaa näib uskuvat, et suurus ja oletatav jõud on tähtsamad kui strateegia. Ukraina tõestab Venemaale pidevalt vastupidist. Mustal merel polnud Venemaa valmis millekski, mida Ukraina nende suunas saatis. Nii on olnud sellest ajast peale, kui meredroonid esile tõusid. 2025 aasta jaanuaris avaldas Ukraina luureteenistus, et Venemaal polnud õnnestunud välja mõelda midagi, millega Ukraina meredroonidele vastu astuda. See tähendab, et nende ainus tõeline kaitseviis oli nendele droonidele tulistamine, eeldusel, et need õigeaegselt avastati. Nad kaitsevad end peamiselt juba otseselt meredroonide poolt läbiviidavate rünnakute vastu. Praegu ei ole neil ühtegi tõhusat vastumeedet ega alternatiivi meie meredroonide tabamiseks, ütles tol ajal üks Ukraina luure esindaja. Liigume edasi. 2026 aasta suvesse. Ja see teema, et Venemaal ei ole Ukraina meredroonidele tõelisi vastuseid, on endiselt väga ilmne. Andrii Rõženko, kes oli Ukraina mereväe staabiülema asetäitja aastatel 2004-2020, ütleb, et Venemaa ei saanud aru, kui haavatav Musta mere laevastik tegelikult oli, enne kui oli juba liiga hilja.
nagu tavaliselt, arvas Venemaa, et toorest jõust piisab võiduks. Millele ta ei mõelnud, oli see, et kogu tema laevastik oli sisuliselt Mustas meres lõksus. Mida me oleme näinud, on Ukraina Rorschachi hetk. Ukraina ei olnud Mustas meres koos Venemaaga lõksus. Hoopiski Venemaa oli lõksus koos Ukrainaga ja selle geniaalse asümmeetrilise lähenemisega. See strateegia tugines nii suure jõu kasutamisele, mis suudaks vastase tõhusalt üle jõu käia ja oma eesmärgid saavutada. Kuid tänu sellele asümmeetrilisele lähenemisele Rodtšenko toob välja, et kõigi nende massiivsete Vene laevade kriitiline haavatavus meredroonide suhtes tuli ilmsiks. Ta lisab, et mereväe strateegia, mille kohaselt Venemaa ületas 2022 aastal Ukrainat laevade arvult 12-1, on nii läbi kukkunud, et nüüd on vahe vaid 4-1 ja alles jäänud Vene laevad peidavad end põhimõtteliselt baasides, lootes, et neid ei tabata. See jätabki Venemaa praegu sellesse olukorda, kus ta üritab meredroonidega järele jõuda, samal ajal kui Ukraina domineerib Mustal merel ja Krimmis nii täielikult, et suudab Venemaa droonid hävitada enne, kui need üldse kasutusele jõuavad. Ja väikese naljaka lisana on vihje, et Venemaa, hoolimata sellest, et ta jälle Ukrainalt varastab, pole ikka veel päriselt aru saanud, miks meredroonid nii hästi töötavad. 27. juuli raportis avaldas The Insider, et Venemaa töötab hiiglasliku meredrooni kallal, mille veeväljasurve on 500 tonni, muutes selle sisuliselt sama suureks kui Vene raketikaater. Venemaa mereväe ülemjuhataja Aleksandr Mosajev on juba Vene televisioonis selle projekti üle uhkust tundnud. Ta ei avaldanud ühtegi detaili, näiteks kui palju droon maksma läheb, kes seda ehitab, millal see vette lastakse või kuidas Venemaa kavatseb seda juhtida. Aga see on täiesti päris asi, eks ju. Usaldage Mosajevit, see saab olema esimene omataoline laev, ütleb Vene komandör. On põhjus, miks Ukraina pole midagi sarnast proovinud. Sõjalaeva suurune meredroon on tohutu sihtmärk, mida võivad ja suudavad uputada palju väiksemad droonid, kui see kunagi üritab Mustale merele siseneda. See, mida Venemaa väidab ehitavat, on mehitamata versioon laevadest, mis on juba Ukraina vastu läbi kukkunud. Jällegi kordab Venemaa sama viga, mida ta on Ukrainas korduvalt teinud. Venemaal arvatakse alati, et suurem on parem. Lisaks näeb hiiglaslik meredroon hea välja, kui seda Putinile esitletakse. Isegi kui see on praeguses Venemaa peetavas sõjas taktikalises mõttes tähtsusetu. Kõige naljakam on see, et see peagi tulev droon, kui see üldse päriselt olemas on seni ainus tõeline näide Venemaa innovatsioonist meredroonide vallas, mida me näinud oleme. Ja see on Ukraina sõja kontekstis nii täiesti mõttetu, et selle olemasolu polekski nagu vaja. Nii et tubli töö Venemaa merevägi. Kui Mosajev räägib meredroonist, mille valmimiseni võib kuluda veel aastaid, siis Venemaa vaatab pealt, kuidas baas, kus on droonid, mis võiksid tegelikult kasulikud olla, põleb. Kirov lööb jälle. Ukraina suur meredroonide ülekaal Mustal merel püsib endiselt. USA on just Poolale tõsise hoiatuse saatnud. Vene sissetung on peatne. Kuna ta vajub üha sügavamale hullumeelsusesse, mille on põhjustanud tema täielik läbikukkumine Ukrainas, otsib Putin kõike, mis aitaks tal võimust kinni hoida. NATOst uue vaenlase tegemine on tema lahendus. Ja nüüd plaanib ta midagi sünget, mida keegi ei oodanud nii kiiresti juhtuvat. Putin arvab, et Poola ründamine lahendab kõik probleemid. Putin eksib. See saab olema tema viimane rumal viga. 3. juulil tuli uudis. USA hoiatas Poolat, et Venemaa plaanib mingisugust relvastatud provokatsiooni Poola territooriumil ja see provokatsioon tuleb pigem varem kui hiljem. The Telegraph teatab, et see uudis pärineb allikatelt, kes teevad tihedat koostööd Poola presidendi Karol Nawrockiga ning tundub tõenäoline, et Venemaa rünnak oleks suunatud Poola kriitilise taristu pihta. Suur küsimus on, kuidas Venemaa oma rünnaku läbi viiks. Mõned usuvad, et raketid ja droonid lendavad Poolasse möödudes Ukrainast, et rünnata sõjalisi rajatisi. Teised arvavad, et maismaa sissetung on võimalik, võib-olla Valgevene abiga ja võimalik, et kaasates ka Venemaa Kaliningradi enklaavi. Üks asi näib kindel. Venemaa valmistub tegema midagi sünget. Miks Putin ründaks Poolat, kui tal on endiselt käed tööd täis kaotatava sõjaga Ukrainas, on arutluse küsimus, kuigi tundub tõenäoline, et Venemaa juht soovib pigem provotseerida, kui täielikult sisse tungida. See on nii sageli tema tavapärane võte. Mõte on pinget tõsta ja paanikat külvata enne midagi palju suuremat ning see on tegevusplaan, mida oleme näinud Putinil varemgi kasutamas. Võib väita, et Venemaa esialgsed agressiivsed sammud Ukrainas 2014 aastal olid sarnane provokatsioon, mis oli eelmänguks täiemahulisele sissetungile, mis toimus 8 aastat hiljem. Mõte on rünnata, samal ajal teeskledes teadmatust, sundides sellega vastust, mis käivitab Venemaa propagandamasina ja paneb selle järjest uusi õigustusi vorpima. Me ei tea veel, kas see on Putini mänguplaan, kuid me teame, et paljud NATO sees usuvad, et Venemaa valmistub palju laiaulatuslikumaks võitluseks kui see, mida me Ukrainas näeme. Ja need ettevalmistused võivad olla valmis varem, kui keegi sooviks.
Saksamaa kindralleitnant ja armeeinspektor Christian Freuding on juba hoiatanud, et Venemaa on valmis tungima NATO partneri kallale aastaks 2029. Kui rünnak Poola vastu toimub, on Venemaa ajakavast 3 aastat ees. Või võib ta valmistuda täiemahuliseks sissetungiks, mis toimub mitme aasta pärast. Poola võtab USA hoiatust äärmiselt tõsiselt. Hoiatuse järel ütles Poola peaminister Donald Tusk, et tema riigil on tõsine probleem. Ma ei taha kedagi hirmutada, kuid tulevad kuud võivad olla tõesti kriitilised. Sõja muutliku iseloomu tõttu on need mured eriti tuntavad Balti riikides, ütles Tusk. Ta viitas, et tema hinnangul on Venemaast lähtuv oht veelgi laiem, kui USA hoiatab. Probleem pole ainult Poolal. Kogu Balti piirkond peaks Venemaaga silmitsi seisma, kui ta otsustab tungida. Siiski avaldas Tusk ka, et Poolas ei valitse praegu paanika. Ärgem kartkem, me valmistume erinevateks olukordadeks, kuid me ei saa neid eirata. Me oleme ohtudest teadlikud. Ka tänu teabele meie liitlastelt, ütles ta. Teisisõnu, Poola on valmis kõigeks, mida Venemaa Poola vastu paiskab. Ja Tuskil on täiesti õigus olla vaoshoitult enesekindel. Kui Venemaa viib oma plaanid ellu ja USA hoiatus osutub tõeks, siis Putin ei saa Poola üle kerget võitu. Ta teeb suurima vea, mida ta on teinud alates oma väidetava erioperatsiooni alustamisest Ukrainas. Sellega seab ta Venemaa silmitsi nii suure kaotusega, millest ei suuda taastuda ei riik ega Putin ise. Aga sellest, miks see võib olla Putini suurim viga, räägime varsti. Kõigepealt vaatame, mida Venemaa plaanib. Spekulatsiooni on palju, kuid kõige tõenäolisemad tegevussuunad on need, mida mainisime varem. Droonirünnakud Poola taristu vastu või mingisugune jalaväe piiriületus. Viimane neist stsenaariumitest on murettekitavam, kuigi Venemaa ei ole praegu võimeline alustama täiemahulist maismaa sissetungi, arvestades olukorda Ukrainas. Selle asemel ütleb The Telegraphi poolt mainitud allikas, et Venemaa saadaks tõenäoliselt üle piiri Poolasse väikese Vene ja võib-olla ka Valgevene sõdurite üksuse justkui katsetuseks. Putini ideaalses, kuid väänatud maailmas tulistaks Poola nende sõdurite pihta kohe, mis võimaldaks Putinil seda juhtumit propagandana ära kasutada. Vaadake, me lihtsalt kõndisime süütult Poola territooriumile ja siis nad tulistasid. Vaene mina. Venemaa on alati ohver. See ei ole tugev propaganda, kuid Putin on korduvalt tõestanud, et tal on vaja vaid kõige nõrgematki ettekäänet, et teha seda, mida ta tegelikult tahab. Realistlikumalt öeldes, tõenäoliselt oleks Vene vägede Poola sisenemine provokatsioon, mis sunniks Poolat mingisse läbirääkimiste olukorda, kuhu oleks kaasatud ka USA. See oleks Moskva jaoks järjekordne võit, teatab Telegraaf. Kui Poola otsustab olukorrast läbirääkimiste teel väljuda, Vladimir Putin saab kiidelda, kuidas Vene armee ülivõimas jõud oli poolakatele liiga suur vastane, sundides Poolat toetuma Venemaast vabanemiseks läbirääkimistele, mitte omaenda jõule. Ja kui Vladimir Putin tunneb end eriti enesekindlalt, võib ta isegi proovida nõuda, et Poola loobuks Ukraina toetamisest nende läbirääkimiste osana. Vladimir Putin püüab siin luua olukorda, kus keegi ei võida, ja see võib isegi õnnestuda. Venemaa on kindlasti oma jõude koondanud, justkui valmistuks rünnakuks NATO idatiiva vastu. Kui mitte Poola kaudu, siis võib-olla Balti või Põhjamaade kaudu. Nagu Politico välja toob, näitavad satelliidifotod, et Venemaa on suurendanud oma sõjalist kohalolekut Soome piiri ääres, samuti mitmete teiste Euroopa Liidu ehk EL-i liikmesriikide piiridel. Soome, Rootsi, Norra ja Taani ametnike kogutud luureandmed viitavad sellele, et see piirikontingendi suurendamine võimaldab Venemaal paigutada umbes 115 000 sõdurit Põhjamaade ja Balti territooriumi piirile. Meelde tuleb ütluse, et suitsu pole ilma tulleta. See idioom on praegu kindlasti poolakate mõtetes. Ja on mitu riiki, mis valmistuvad millekski just selliseks, mille eest Ameerika Ühendriigid hoiatavad. Näiteks Poola on üks neist riikidest koos Soome ning 3 Balti riigi, Eesti, Läti ja Leeduga, mis on lahkunud Ottawa konventsioonist, mis keelustab jalaväemiinide kasutamise. Kõik need riigid väidavad, et Venemaa pole kunagi sellele konventsioonile alla kirjutanud ning kasutab selliseid miine Ukrainas. Seega on õiglane, kui neil on võimalik neid kasutada venelaste vastu, eriti sõdurite vastu, kes on valmis nende piire ületama. Lisaks lõhkeainetele ehitab Poola ka piirirajatisi, mis hõlmavad massiivseid betoonbarjääre, droone Vene droonide vastu ning sensoreid sissetulevate rünnakute tuvastamiseks. Poola on valmistunud. Poola ei usu, et Putin kujutab endast mingit teoreetilist ohtu. Oht on reaalne. USA hoiatus tõestab seda ja Poola kavatseb olla valmis, kui peaks toimuma maismaa sissetung. Siis on veel droonid. See tundub olevat tõenäolisem Venemaa tegevussuund, kas või juba sellepärast, et oleme varem näinud, kuidas Venemaa on kasutanud droone Poola hirmutamiseks. Septembris saatis Venemaa 19 drooni Poola õhuruumi, sundides Poolat reageerima, mis hõlmas hävitajate õhku tõusmist ja korraldust püsida siseruumides 3 Poola provintsis. Seega pole Vene droonid Poola jaoks midagi uut.
siiski hõlmaks rünnak, mille eest USA hoiatab enamat kui vaid mõne Vene peibutusdrooni saatmist kaitsetestimiseks. See oleks tegelik rünnak, kus droonid sihiksid Poola taristut. Võib-olla rünnatakse sõjaväebaase või energiarajatisi. Droonirünnak on võimalik, sest Putin võib selle kohta silmagi pilgutamata valetada. Ei, me ei kavatsenud droone Poolasse saata. GPS-süsteemid pidid üles ütlema, väidaks Putin, naeratades endamisi, kui ta jälle ühe provokatsiooniga pääseb. Venemaa võiks samuti välja mõelda mõne naeruväärse ettekäände, miks Poolat rünnata, näiteks väites, et sealset vene rahvast rõhutakse. Alles mais kiitis Vene Riigiduuma heaks seaduse, mis lubab Putinil tungida teistesse riikidesse, et kaitsta Vene kodanikke. See lai ulatus on tahtlik, sest seda saab kasutada Putini tegevusele teiste riikide suhtes mingi näilise legitiimsuse andmiseks, vähemalt Venemaal kui mitte mujal. Seda kõike arvesse võttes tuleb Ameerika hoiatus Poolale võtta tõsiselt. Venemaa on juba loonud õigusliku aluse. See ehitab piiriäärseid rajatisi ja tal on juba Kaliningrad Poola piiri ääres. Valmis seda kasutama mingisuguse sissetungi või agressiooni lähteplatvormina. Aga siin hakkavad asjad muutuma. Rünnak Poola vastu võib tunduda Putinile kui geniaalne käik. Tegelikult ei ole see nii. Selline rünnak oleks nii suur viga, et see võiks Putinile igaveseks lõpu teha. Ja kohe räägime, miks see nii on. Aga enne kui me seda teeme, see on sõjasaade. Ja just sellist ülevaadet pakume igal nädalal. Telli ja lülita märguanded sisse, et näha rohkem meie videoid. Miks oleks siis rünnak Poola vastu Putini seni suurim viga? Selleks on 3 põhjust, alustades sellest, mida Putin näib olevat liiga teadmatu, et märgata. Poola on suur jõud, mis kujutab endast Venemaa sõjaväele tohutut ohtu. Me mainisime Poola piiri tugevdamist mõned minutid tagasi. Kui see oleks kõik, mida Poola teeb, ei peaks Putin oma sissetungiplaanide pärast muretsema. Aga see pole kaugeltki nii. Poola on NATO suurim kaitsekulutaja, kui vaadata kulutusi protsendina sisemajanduse kogutoodangust ehk SKT-st. Aastal 2026 kulutab Poola oma sõjaväele 4,8% SKT-st, mis ületab juba kaugelt NATO varasema 2% eesmärgi ja on 2035. Aastaks lähedal sellele, et ületada 5% eesmärk, mille NATO seadis oma 2025 aasta tippkohtumisel. Poola on olnud ka Ukraina suur toetaja kogu tema sõjas Venemaaga, saates sissetungi alguses 300 tanki ning hiljem veel suurtükiväe, soomusmasinaid ja palju muud. Ainult Ameerika Ühendriikidel ja Türgil on NATO sees suuremad armeed kui Poolal ja Poola kulutab miljardeid dollareid moodsatele USA relvadele, mis tekitavad Venemaale Ukrainas palju peavalu. Poola on ka droonide osas suuremast osast Euroopast ees. Poola on 2026 aasta alguseks pühendanud 1,7 miljardit dollarit droonitõrjesüsteemide arendamiseks. Jamestowni fond lisab, et Poola ei loorberda juba saavutatud najal. Riigil on ambitsioon saada 2030. aastaks Euroopa tugevaimaks sõjaliselt, mis on ka üks põhjus praegustele tohututele kulutustele. Poola töötab aktiivselt ka oma sõjaväe suurendamise nimel, eesmärgiga saavutada 300 000 tegevteenistuses olevat liiget. Lisaks 200 000 reservväelast, et potentsiaalne alaline armee oleks 500 000 meest. Poola soovib isegi oma mereväge uuendada, olles allkirjastanud vastastikuse mõistmise memorandumi, mis viib A-26 allveelaevade soetamiseni. Kõik see töö on viinud Poola riigikaitse aseministri Pavel Zalewski selleni, et ta kiidab oma riiki kui Euroopa kõige võimsamat. Meil on Euroopa suurim maismaa NATO armee ja suurimad võimed, ütleb Zalewski, lisades. Me võtame õppust Ukrainast saadud kogemustest. See näitab, et sõjas olev riik peavad olema väga lühikesed tarneahelad. Seega investeerime ka sellesse võimekusse. See pole sugugi tühikõne. Poola ei tegele tugevuse väitmisega ilma sellele tõestust andmata. Riik võtab väga tõsiselt eesmärki saada Euroopa sõjaliseks suurvõimuks, sest teab, et Putini Venemaa poolt kujutatav oht on väga reaalne. Kui Putin tõesti üritab sisse tungida, ei seisa ta silmitsi kerge vastasega. Ta seisab silmitsi rahvaga, kes on just selliseks olukorraks palju investeerinud. Samuti seisab ta silmitsi värske armeega, mis astub vastu kurnatud Vene sõjaväele, kellel puuduvad kogenud sõdurid. See on tingitud enam kui 1,4 miljoni kaotusest Ukrainas ning varustuse puudusest, mille on põhjustanud sissetung Ukrainasse. Me ei väida, et Venemaa sissetung Poolasse ei oleks julm. See oleks kindlasti julm. Kuid Venemaa sõjavägi seisaks silmitsi armeega, mis on suur, äärmiselt hästi varustatud ning omab Ukrainaga piisavalt tihedaid sidemeid, et suudaks oma droonivägesid väga kiiresti üles ehitada. Ja siis on veel see tüütu väike asi, et Poola on NATO liige. See on teine põhjus, miks rünnak Poola vastu oleks Putini suurim viga. Kui Venemaa on piisavalt rumal, et saata vägesid Poola või rünnata Poola taristut droonidega, siis võib Poola teha seda, mida ainult üks riik on varem teinud – käivitada NATO põhikirja artikkel 5. Võib-olla kõige olulisem põhimõte NATOs, artikkel 5, ütleb, et igat relvastatud rünnakut NATO liikme vastu tuleb käsitleda kui rünnakut kõigi liikmete vastu.
see omakorda paneb kõigile liikmetele kohustuse tulla appi sellele liikmele, keda on rünnatud. Ameerika Ühendriigid käivitasid selle artikli pärast 11. septembri 2001 aasta rünnakuid Maailma Kaubanduskeskusele ning Poola võib olla järgmine ja teine riik, kes seda teeb. Vladimir Putin ei saa isegi rünnakut alustada Põhjamaade või Balti riikide vastu, kelle piiridele ta rajab sõjalist infrastruktuuri. Ka nemad on kõik NATO liikmed. Venemaa ei ole NATOks valmis. Vladimir Putin võib küll käituda nagu oleks ja mõned NATO sees on ilmselgelt ettevaatlikud, sest Poola poolt artikli 5 käivitamine viiks kogu Euroopat hõlmava sõjani. Aga kui rääkida puhtalt numbritest ja sõjalisest ühtsusest, on NATO ülekaalus, eeldades, et USA täidab oma kohustusi. NATO 32 liikmesriiki kulutavad ühiselt igal aastal kaitsele miljardeid dollareid rohkem kui Venemaa ja neil on eelis, et nad ei ole olnud üle 4 aasta kestnud sõjas, mis on neid kurnanud. Kui NATO kasutaks kogu oma jõudu kõige vastu, mida Venemaa suudab vastu panna, oleks neil üle 2,3 miljoni sõduri rohkem, umbes 5 korda rohkem sõjalennukeid, merevägi, mis on peaaegu 4 korda suurem kui Venemaa oma, üle 2 korra rohkem lahingtanke ja umbes 1 miljon soomusmasinat rohkem kui Venemaal. Ja pea meeles, Ukraina võitleks endiselt, isegi kui ta ei kuulu NATO-sse, nii et koostööpotentsiaal on ilmselge. Ainus asi, mis takistab NATO-l täieliku ülekaalu saavutamast, on kogu selle tulejõu Euroopasse toomine. Logistika oleks pöörane, kuid Poola on piisavalt tugev, et hoida positsioone seni, kuni NATO suudab end kokku võtta. Muidugi eeldame, et Venemaa plaanid Poola suhtes vallandavad täiemahulise sõja. See ei pruugi nii minna, aga see viibki meid kolmanda põhjuseni, miks Putini Poola provokatsioon oleks tema kõige rumalam otsus, Kaliningradi probleem. Mainisime seda Venemaa eksklaavi, mis piirneb Poolaga ja võib olla potentsiaalne lähtepunkt igale sissetungile, mida Putin plaanib. Seda võiks tõesti selleks kasutada, kuid siin on probleem. Kaliningrad on Venemaa põhialast eraldatud. Ja see teeb sellest sihtmärgi, kui Poola ja NATO tahavad saata Putinile sõnumi, et nad ei ole enam valmis tema mänge mängima. The Telegraph vahendab Holger Neumanni kommentaare, kes on Saksamaa õhuväe ülem. Ta ütleb, et Kaliningrad oleks ilmne sihtmärk, kui Venemaa prooviks Poolas midagi ette võtta, hoiatades, et Saksamaa kaitseb iga tolli NATO territooriumist Venemaa sissetungi eest. Juba, 2025. Aasta oktoobris ütles Ben Hodges, kes on endine USA armee ülem Euroopas, ütles, et NATO suudaks hävitada Kaliningradi koos oluliste Vene baasidega, nagu Sevastopol ja Krimm sõja esimestel tundidel. Isegi Leedu välisminister Kęstutis Budrys on öelnud, et NATOl on vajadusel võimekus hävitada Kaliningradis Vene õhutõrje ja raketibaasid maani, kui ta rääkis Kaliningradist. Kui NATO need ähvardused ellu viiks, saadakse selge sõnumi. Poolal ei oleks isegi vaja eksklaavi jalaväega sisse tungida. Piisaks, kui Poola osaleks õhurünnakus, mis hävitaks Kaliningradi ja sunniks Venemaad võitlema maismaal ainult ühel rindel. Arvestades kõike seda tuleb küsida, miks peaks Putin üldse kaaluma praegu Poola ründamist? See ei tundu esmapilgul loogiline, eriti kui arvestada võimalikke Poola ja NATO vastuseid ning käimasolevat Ukraina sõda. Võib-olla on sellele küsimusele vastus see, et Putin tahab NATOt proovile panna. Ükskõik, milline rünnak ei tuleks, võib see olla nii täpselt kalkuleeritud, et see ei oleks piisav, et põhjustada Poola tugevat vastust või rakendada 5. artiklit. Selle asemel võib Putin lihtsalt tahta näha, mis juhtub, kui ta provotseerib viisil, nagu ta pole kunagi varem teinud. Ja kui ta saab sellise vastuse, nagu ta soovib, näiteks varem mainitud läbirääkimiste stsenaariumi, siis oleks see Putini jaoks piisavalt hea. Putin. Ta saaks õõnestada Poola suveräänsust ja püüda luua eelduseid lääne toetuse nõrgenemiseks Ukrainale. See on Putini jaoks tohutu risk. Ja näitab meile midagi, mida Venemaa president ei taha tunnistada. Putin muutub meeleheitlikuks seoses Venemaa olukorraga Ukrainas. See on omaette risk. Meeleheitlik Putin on ohtlik Putin, sest Venemaa juht võib pidada oma Ukraina sõja eskaleerimist üle-euroopaliseks konfliktiks ainsaks võimaluseks võimul püsida. See loogika tundub siin veider, kuid omamoodi on selles siiski mõte olemas. Ukraina sõja ummikusse kinni jäänud ja nähes, kuidas tema populaarsus kodumaal kahaneb, Vladimir Putini viimane käik võib olla katse NATOd murda. Lõhe Poola ründamisele reageerimises võiks olla tema viis seda teha. Kui NATO vastab omapoolsete löökidega, algaks vastulöökide tsükkel, mida Vladimir Putin saaks kasutada selleks, et kujutada NATOd Venemaa vaenlasena, toetades seeläbi väidet, mida ta on esitanud juba ammu enne Ukraina sissetungi. Oleks tähtis, et Vladimir Putin alustas seda võitlust. Oluline oleks see, kas ta suudab selle võitluse vajaduse Vene rahvale piisavalt hästi maha müüa, et neid ühise eesmärgi nimel piisavalt kauaks ühendada, et ta saaks oma ülejäänud päevad presidendina elada, selle asemel, et sunniviisiliselt võimult eemaldatud saada. Nii näeb välja meeleheide. On olemas julgus ja siis on olemas nii tohutud munandid, et sa võiksid neid kasutada oma isikliku päästepaadina. Kasahstani president Kassym-Jomart Tokajev võiks nendega üle Vaikse ookeani sõita. Miks me seda ütleme?
Putini pikaajalise liitlasena istus Tokajev just otse Venemaa juhi vastas, otse-eetris, ja ütles selle talle otse näkku. Venemaa kaotab. Lõpetage sõda kohe. Putin ronis selleks ühest oma paljudest punkritest välja. Ta alandati, olles võimetu midagi muud tegema kui lihtsalt grimassitama, kui Tokajev rääkis. Ja nüüd peab Putin leppima tõsiasjaga, et isegi need, kes peaksid teda toetama, näevad Venemaa jaoks seinal kirjutatud. See pidi olema Putini jaoks võiduhetk. 25. juulil, kui ta oli esimest korda nädalate jooksul avalikkuse ette ilmunud, alustas Putin hoolikalt kontrollitud meediatrikiga Irkutskis. Venemaa juht suundus seejärel Omskisse, et kohtuda Tokajeviga. Putini abilised olid visiidi ajastuse hästi valinud. Juuli lõpuks oleks suits hajunud ja põleva kütuselõhn, mis tekkis Ukraina rekordilise rünnaku tagajärjel selle Siberi linna rafineerimistehasele, oleks kadunud. Nüüd oleks Putinil võimalus seista koos Tokajeviga riiklikus televisioonis, et edastada Venemaa rahvale sõnum majanduskoostööst ja kõigist kokkulepetest, mille kaks liidrit omavahel sõlmima hakkavad. Putin ootas huviga järgmiste sammude arutamist nende kahe riigi suhete arengus. Tokajevil olid teised plaanid. Kui Kasahstani president hakkas rääkima, ei olnud tal mõttes ühtegi neist Putinit tupitavatest õõnsatest fraasidest, mida Venemaa juht ootas. Tokajevil oli tegelikult midagi öelda. Ta ei tahtnud rääkida detailidest. Tokajev tahtis rääkida Ukrainast. Ja sõnad, mis Tokajevi suust tulid, mõjusid Putinile nagu kõrvakiil, mis oli nii tugev, et selle oleks võinud anda Jackassi meeskond oma hiiglasliku käeaparaadiga. Ma ei varja, et saan palju signaale, millest olen teile juba telefoni teel teada andnud, Euroopast ja Ameerika Ühendriikidest. Seoses praeguse olukorraga Ukraina ja Venemaa vahelises konfliktis, Tokajev kuulutas. Telekaamerad salvestasid iga tema märkuse ja iga Putini grimassi, et neid kogu Venemaale näidata. Seejärel jätkas Tokajev. Selle konflikti olemus ei ole täiesti selge. Ta ütles seda taas otse Putini ees. Peaaegu ükskõikselt, andes kogu maailmale teada, et kõik need põhjused, mida Putin on oma sissetungi õigustamiseks toonud, alates soovist võidelda natsismi vastu riigis, kuni tema väideteni, et venelased ja ukrainlased on üks rahvas, ei pea vett. Tokajev ei usu sellest midagi. Siis andis Tokajev kogu maailmas kõlanud kõrvakiilu. See kõik peab lõppema, kuulutas Kasahstani president, kui ta kutsus Putinit üles sõda peatama. Ja kui ta seda teeb, lisas Tokajev, ei saa Putin loota, et Kasahstan oleks Venemaale sõbralik vahendaja. Kasahstan keeldub kategooriliselt olemast see vahendaja, ütles Tokajev. Lõppude lõpuks on Venemaa suur riik ja saab ise hakkama, ütles Kasahstani juht. Putin oli jahmunud, ootamatu löök. Arim, mida ta vastuseks pakkuda suutis, kui ta uuesti sõna võttis, oli nõrk väide, et ta annab Tokajevile pärast meediaürituse lõppu üksikasjaliku ülevaate. See ülevaade oleks mõttetu. Tokajev on seda kõike juba varem kuulnud ja Putin teab seda. Mida Venemaa juht just taluma pidi, oli see, et ta sunniti istuma tagaplaanil, samal ajal kui president, kes on Venemaaga liitlane vähemalt kaubanduse ja majanduskasvu osas, lihtsalt sõimas teda selle eest, kui rumal ta on, et jätkab sõda, mida ta ilmselgelt ei võida. Putin alandati. Tal oli siiani olnud hea päev. See Irkutski külastus läks hästi, kui Putin ilmus piirkonna lennundustehasesse ootamatu visiidi käigus, kus ta inspekteeris MC-21 reisilennukit ja Jak-130M lahinguõppelennukit. Teda ümbritsenud ihukaitsed viitasid Putini paranoiale ja mõrvakartusele. Kuid kõik oli hästi läinud. Seejärel saabus Putin Omskisse, kus teda peatas mees, kes oleks pidanud põlviri laskuma, sõrmust suudlema ja Venemaad tänama kaubanduspartneriks olemise eest. Dmitri Kolosov, kes on Vene ajakirjanik, võttis kogu selle alanduse täiuslikult kokku, öeldes, et lõppkokkuvõttes oli see viisakas viis öelda, et Putini sissetung Ukrainasse oli sisuliselt hullumeelsus ja isiklik kapriis. See oli muidugi Putinile tõeline hoop näkku, kuna ta oli aastaid levitanud oma versiooni konflikti algpõhjusest. Ja nüüd see avalik noomitus, otse näkku öelduna, pole mingeid algpõhjuseid. Putin lihtsalt mõtles need ise välja. Haavatuna ja lööduna kohtumisest, mis pidi minema hoopis teisiti, oleks Putin lahkunud, et varjuda mõnda oma punkritest. Ta oli alandatud. Teda solvati otse näkku mehe poolt, keda ta usaldas joont järgima. Ja kui ta end taas varjas, tõenäoliselt ei ilmunud ta avalikkuse ette nädalaid, kuni ta piinlikkusest toibus, kõlas tema peas üks sõna ikka ja jälle. Miks? See on hea küsimus ja sellele on mitmetahuline vastus. Kohe selgitame kõiki põhjuseid, miks Tokajev tegi Putinile just seda, mida ta tegi. Aga enne seda, see on sõjasaade. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on selleks ideaalne aeg. Ja kui sa seda teed, siis ära unusta vajutada teavituskella, et meie igapäevased videod jõuaksid sinu voogu.
nüüd võib tunduda, et Putini suurele küsimusele on ilmne vastus Ukraina ise. Putin satub kohe raevu ja hakkab süüdistama Ukrainat selles, et Kasahstan on Venemaa vastu pöördunud, kuid tal oleks ainult poolenisti õigus. Ja mitte nendel põhjustel, mida tema arvab. Kuigi Kasahstan on olnud Venemaa kaubanduspartner juba pikka aega, pole Kasahstan kordagi andnud Putinile märku, et toetab teda või tema niinimetatud erioperatsiooni Ukrainas. Juba sõja algusest peale teatas Kasahstan, et ei tunnusta ühtegi neist Ukraina niinimetatud separatistlikest territooriumitest iseseisvana. See lõpetas igasuguse toetuse, mida Putin oleks võinud oodata. Ametlikult ei tunnusta Kasahstan okupeeritud Krimmi Venemaa osana ega tunnusta ka ühtegi territooriumi, mille Venemaa on okupeerinud alates 2022 aasta veebruarist. See maa kuulub Ukrainale ja peaks ka jääma Ukrainale, ütleb Kasahstan. Aga Putin suudab selle üle elada. Kasahstan on Venemaale palju olulisem kaubanduspartnerina, mitte sõjalisena. Kesk-Aasia riigil pole ju eriti muljetavaldavat armeed, nii et isegi see Venemaa tegevuse mittetoetamine ei tähenda tõenäoliselt sõjalise abi andmist Ukrainale. Lisaks, see ongi see, mida Kasahstan teeb, oleks Putin arvanud. Ta laveerib diplomaatiliselt kõigi vahel, et jääda võimalikult neutraalseks. Kuid siiski, mida Putini sissetung tegi, ja seda ta ei osanud ette näha, oli tekitada mõra Venemaa ja Kasahstani suhetesse. See polnud ega ole ka praegu täielik lahkulöömine, kuid aastate jooksul on nende kahevaheline suhe muutunud. Enne Ukraina sündmusi oli Venemaa selgelt võimsam riik. Oli küll partnerlus, kuid see polnud sugugi võrdne. Nii on olnud enamikus Kesk-Aasia riikides, kus Vladimir Putin on aastaid töötanud selle nimel, et tugevdada Venemaa mõju, luues majanduslikke raamistikke, mis soosivad Venemaad, ja rõhutades ideed, et just Venemaa on ainus riik, mis suudab hoida selliseid riike nagu Kasahstan turvalisena. Sissetong Ukrainasse murdis selles suhtes midagi. See näitas Kasahstanile, et Venemaa võib Vladimir Putini suva järgi kergesti ükskõik millise riigi vastu pöörduda. Ja mis veel hullem Vladimir Putini jaoks. Järgnenud 4,5 aastat kestnud sõda, mis kestab siiani, on näidanud, et Venemaa pole kaugeltki enam nii tugev kui kunagi varem. Kollektiivse julgeoleku argumendid ei ole enam veenvad ning aja jooksul, kui Ukraina mitte ainult ei pea vastu, vaid põhjustab Venemaale ka tõsist kahju, sellised juhid nagu Kasõm-Žomart Tokajev kaotavad igasuguse hirmu, mis neil võis olla sõnavõtmise ees. Seega Kasahstani kollektiivne arvamus selle kohta, mis Ukrainas toimub, mängib olulist rolli selles, mida me Omskis nägime. Kuid just Putini sissetungi senised tulemused pakuvad tõelisi põhjuseid Tokajevi tegudele. Sõja edenedes on jõudude tasakaal Venemaa ja Kasahstani vahel hakanud nihkuma. Me ei hakka teile ütlema, et Kasahstan on nüüd neist kahest võimsam. See ei ole nii, kuid Kasahstanist on saanud partner, kelle olemasolu oli varem lihtsalt meeldiv lisaboonus, kuid kes on nüüd Venemaa jaoks Ukraina vastu ellujäämisel täiesti hädavajalik. Tokajev teab, et tal on nüüd mõjuvõim ja selle mõjuvõimu kõige selgem näide on Venemaa hiljutised abipalved Kasahstanile seoses nende kasvava kütuseprobleemiga. Kuna üha rohkem Venemaa rafineerimistehaseid põleb ja Ukraina jätkab kütuseveokite ning tankerite hävitamist kogu okupeeritud aladel, on Venemaa sattunud kütusekriisi. Putin pöördus juuni lõpus Kasahstani poole, müts käes, paludes 50 000 tonni bensiini, et aidata leevendada tohutuid järjekordi, mis tekkisid bensiinijaamade ees üle kogu Venemaa. Kasahstan ei andnud kohe nõusolekut, vaid nõustus Putini palvega alles umbes nädal pärast selle esitamist. Kuid sel hetkel sai Tokajevile kaks asja selgeks. Esiteks näeb Venemaa Kasahstani endiselt kui väikest venda, keda võib vajadusel survestada, hoolimata sellest, millist kahju see Kasahstanile endale teha võib. Ja teiseks, Venemaa on meeleheitel. See peabki nii olema, kui ta palub bensiini, kuigi kogu Venemaa on üles ehitatud nafta ümber. See ongi see mõjuvõim, millest me räägime. Tokajev teab, et Putin vajab Kasahstani. Loomulikult vajab ka Kasahstan Venemaad. Suur osa naftast, mida Kasahstan müüb, liigub esmalt läbi Venemaa torujuhtmete ja alles siis teistele klientidele. Kuid Venemaale nii oluline olemine toob kaasa ka teatud eeliseid. Üks neist näib olevat võimalus istuda Putiniga vastamisi ja talle otse näkku öelda, et tema sissetung Ukrainasse ei ole mõistlik ning on aeg see sõda lõpetada. Kõige selle juures on Tokajevi avaldused tunnistuseks faktile, mis on saanud täiesti selgeks. Ukraina on väga ohtlik riik. Kasahstan soovib, et Ukraina sõda lõppeks, sest ta peab samuti tegelema droonirünnakute tagajärgedega, mis mõjutavad tema võimet müüa kütust ja naftat. Ukraina ei ründa Kasahstani otseselt. See oleks diplomaatiline viga riigi suhtes, mis näib toetavat Ukraina õigust olla suveräänne riik. Kuid Ukraina on rünnanud seda naftataristut, millest Kasahstan sõltub, nagu me mainisime. Moscow Times teatab, et Ukraina hiljutine droonirünnakute laine Mustal merel ja Azovi merel, eriti rünnakud Kaspia torujuhtne konsortsiumi terminalile, on sundinud Kasahstani naftafirmasid oma igapäevast tootmist vähendama. Kuigi seda kirjeldatakse kui puhttehnilist otsust, on see samm Kasahstanile veel üks meeldetuletus, et Putini sõda kahjustab riiki.
Ukraina on samuti regulaarselt rünnanud Novorossijskit, mis on Musta mere sadam. Nüüd, olles Musta mere laevastiku jäänuste peidupaik, mis on välja aetud oma traditsioonilisest baasist Krimmi Sevastopoli sadamas, on Novorossijsk samuti kaubasadam. Jällegi voolab sealt läbi nafta, osa sellest Kasahstanist, ja see tähendab veelgi rohkem häireid, mida Tokajev ei taha Putini eest kanda. Lõppude lõpuks on Kasahstan selles mõttes Venemaaga sarnane. Selle nafta- ja gaasisektor on Kasahstani majanduse jaoks ülioluline. Forbese'i andmetel moodustavad energiasektori müügid üle 30% Kasahstani sisemajanduse koguproduktist ja üle 75% riigi ekspordist. Kui Ukraina droonid jätkavad lendamist sadamatesse ja terminalidesse, mida Kasahstan vajab oma toodangu müümiseks, tähendab see riigi elanike jaoks majanduslikku valu. Nii et Tokajevi motiivid muutuvad üha selgemaks. Mängus on ka Kasahhi mõjuvõimu ärakasutamise element. Kuid lõppkokkuvõttes teeb Tokajev seda, mida ta peab tegema. Hoolitseb Kasahstani huvide eest. Kui ta ütleb Putinile, et on aeg sõda lõpetada, teeb ta seda, sest teab, et Venemaa ei saa võita. Vähemalt mitte nii, nagu Putin tahab võita. Ja seni, kuni Putin tormab edasi oma enda ambitsioonide lõputusse kuristikku, ei saa elu Kasahstanis normaliseeruda. Putinil on probleem nimega Kasahstan. Kuid lisaks kõigile põhjustele, miks Tokajev tegi seda, mida ta tegi, on Venemaa liidri jaoks veelgi suurem probleem tekkimas. See probleem taandub millelegi, mida me varem mainisime. Nimelt sellele, et Kasahstan püüab olla sõber võimalikult paljudele riikidele. Ukraina sõda on nüüdseks nii kaua kestnud, et kõigi poolte vahel laveerimine ei ole enam võimalik. Kasahstani mitmesuunaline välispoliitika, nagu Common Space seda nimetab, on viimase poole kümnendi jooksul korduvalt proovile pandud. Olgu selleks Venemaa sõda, operatsioon Epic Fury või Hiina kasvav mõju Kesk-Aasias. Nüüd surutakse Kasahstani olukorda, kus ta peab valima poole. 25. juulil näitas Vladimir Putinile üht olulist asja. Venemaa ei ole see pool, mille Kasahstan valib. Tuleme tagasi ühe Tokajevi lühikese kõne huvitavama osa juurde. Sa kuulsid seda juba varem. Tokajev ütles Putinile, et ta on saanud palju signaale Ameerika Ühendriikide ja Euroopa osapooltelt seoses Venemaa praeguse kampaania olukorraga. Müsteerium seisneb siin selles, millised need signaalid olid. Oleme rääkinud sellest, et Kasahstanil on mõjuvõim Venemaa üle, samal ajal kui läänel on mõjuvõim Kasahstani üle. Ameerika ja Euroopa liidrid teavad, et Kasahstanil ja kogu Kesk-Aasial on energiaalased haavatavused, kuna nad sõltuvad Venemaast vahendajana nende nafta viimisel maailmaturule. Kui Tokajev räägib signaalide saamisest, võib ta vihjata sellele, et lääne liidrid on andnud talle mõista, et ta peab hakkama Putinit survestama, vastasel juhul võivad nad hakata ise survet avaldama. Võib-olla mitte Kasahhi nafta ostmise kaudu. Kasahstan on nüüd Euroopa Liidu 3. suurim naftatarnija, nii et võib-olla tehakse ähvardusi, et see kõik võib kaduda, kui Tokajev ei hakka survet avaldama. See on muidugi spekulatsioon. Tokajev ainult vihjas lääne mõjule ja see mõju võib olla palju süütum. Lõppude lõpuks sõlmis Kasahstan juuni lõpus Euroopa Liiduga $12 miljardit väärt tehinguid, millest enamik puudutas 50 Airbusi reisilennuki ostmist EL-ist. Nii et võib-olla Euroopa ei meelita Tokajevit. Selle asemel võib-olla ahvatlevad Kasahstani juhti kõik need asjad, mida lääs võiks tema riigile pakkuda, mida sõjast väsinud ja tugevalt sanktsioneeritud Venemaa ei suuda. Jällegi, see on kõik spekulatsioon, aga Putin näeb nendes sündmustes tekkivat mustrit ja ta teab, et Venemaa hakkab Kasahstanis mõju kaotama. Riik, kes kõndis köiel, näib olevat valmis maha hüppama ja liigub lääne poole. GIS lisab veel ühe teguri, mis võib asja nurjata. Kasahstan näeb oma naftaostjana üha enam ka Hiinat. Tegelikult on Kasahstanil vaid 2 naftatarneteed, mis ei läbi Venemaad, millest üks kulgeb torujuhtme kaudu, mis ühendab riigi Atashu provintsi Hiina Xinjiangiga. See torujuhe vedas 2024 aastal Hiinasse 1,2 miljonit tonni toornaftat, mis näitab, et Kasahstanil on võimalik Venemaast sõltumatult tegutseda. Loomulikult tuleks veel palju tööd teha, kuid Hiina, kes praktiliselt ise naftat ei tooda, oleks enam kui valmis vajalikku infrastruktuuri rajama nii nafta kui ka võimaluse eest laiendada oma mõjuvõimu Kesk-Aasias Venemaa arvelt. Üha enam hakkab kogu pilt selguma. Ja nüüdseks on selgeks saamas, et Putin on end lõksu mänginud ohtlikus mängus, mida ta poleks kunagi pidanud mängima, kui ta poleks Ukrainat rünnanud. Kõik, mis praegu Kasahstanis toimub, alates kasvavast Ukraina, lääne ja Hiina mõjust, kuni selleni, et riigijuht julgeb Putini ees istuda ja teda alandada, on kõik Putini peaaegu pool kümnendit kestnud sissetungi tulemus. Venemaa on nüüd nõrgem, kui ta oli 2022 aastal. Palju nõrgem. Putini tegudel on nüüd tagajärjed. Liitlane ütleb talle, et on aeg rahu välja kuulutada, sest tema sõjal pole mingit mõtet. Tokajev on sõnumi edastanud, aga kas Putin kuulab? Nii šokeeritud, kui ta ka Omskis juhtunust oli, ei hakka Putin tõenäoliselt rahu poole püüdlema ainult sellepärast, et Tokajev ütles talle, et on aeg. Ärge saage meist valesti aru, Putin peaks kuulama.
Kuid nagu Horvaatia Vrčani list Kyiv Posti vahendusel märgib, ei ole Putin seda tüüpi mõistlik inimene, kes kuulaks liitlasi, kui need ütlevad talle, et on aeg lõpetada. Praeguse olukorra aktsepteerimine tähendaks Ukraina suveräänsuse tunnustamist, mis oleks võrdne Ukraina, mitte Venemaa võiduga. See on Putini jaoks vastuvõetamatu. Väljaande sõnul ei lõpeta Putin enne, kui teda selleks sunnitakse. Selle kohta on tõendeid ka hiljutistest sündmustest. Putin keeldub igasugust vaherahu aktsepteerimast, kuigi on selge, et Venemaa on Ukrainas initsiatiivi kaotanud ning saab lüüa nii lahinguväljal kui ka Ukraina kaugele ulatuvate sanktsioonide tõttu. Praegu liiguvad kuulujutud, et Ukraina ja USA on koostanud uue rahuplaani, kuid Kreml keeldub seda ettepanekut tunnistamast ega kommenteeri enne, kui neil on midagi käegakatsutavat. On väga tõenäoline, et kui ettepanek ei sisalda Ukraina territooriumi loovutamist, siis Putin seda ei aktsepteeri. Ta ei saa seda teha. Venemaa juht on lõksus. Ta peab Ukrainas võitlust jätkama, sest kõik, mis jääb alla tema lubatud võidu, jätab ta haavatavaks kukutamisele. Aga kui ta jätkab võitlust, juhtub rohkem seda, mida me just nägime Tokajevilt. Mitte ainult Kasahstan, vaid ka teised Kesk-Aasia riigid avavad end rohkem lääne või ida mõjule. Mida siis Putin teeb? Ta kas kahjustab iseennast või kahjustab Venemaad. Ja kui asi selleni jõuab, pole Vladimir Putini jaoks keegi tähtsam kui mees, kes talle peeglist vastu vaatab, nii et ta neelab alla veel ühe liitlase kadumise. Ja tehes seda, kahjustab ta Venemaad veel pikkadeks aastateks, mida ta ise ära ei näe. See on Tokajevi tõeline hoiatus, aga Putin ei kuula. Ta peaks. See, mis toimub Kasahstaniga, on vaid sümptom Putini kujulisest kasvajast, mis põhjustab Venemaa mädanemist kuni selle tuumani välja. Euroopa tegi just oma suurima sõjalise sammu pärast külma sõda. 50 miljardi dollari suuruse sammu, millel on tagajärjed kaugele väljapoole Ukraina lahinguvälju. Samm, mis saatis šokilained kuni Moskvani välja, otse Vladimir Putini enda lauale ja annab märku dramaatilisest pikaajalisest muutusest Euroopa julgeolekustrateegias. Mandri eesmärk on tugevdada oma võimet tõrjuda tulevast agressiooni ning samal ajal vähendada oma pikaajalist sõltuvust Ameerika ületamatust sõjalisest jõust. Venemaa jaoks pole see lihtsalt halb uudis. See on riigi kõige hullem õudusunenägu, mis on teoks saanud. Aga enne kui me tagajärgedesse süveneme, vaatame täpselt, mis juhtus. 2026. aasta NATO tippkohtumine toimus 7.–8. juulil Ankaras, Türgis. Kohal viibisid arvukad riigipead ja valitsusjuhid ning teised ametnikud, sealhulgas NATO peasekretär Mark Rutte ning erinevate NATO ja mitte NATO riikide presidendid ja peaministrid. Üks suurimaid nimesid külaliste nimekirjas oli Suurbritannia peaminister Sir Keir Starmer, kes on olnud peaminister alates 2024 aastast, kuid teatas oma tagasiastumisest juuni lõpus, mis tähendab, et Ankara tippkohtumine oleks tema viimane esinemine suurel NATO kohtumisel. Ja ta otsustas selgelt lahkuda suurejooneliselt. 80. juulil Starmer avalikustas, et Ühendkuningriik võtab juhtrolli julges uues Euroopa algatuses, mille eesmärk on arendada kogu Euroopas süvatäppislöögivõimeid. Briti valitsuse veebilehel avaldatud teates ütles peaminister: "Olen otsustanud tagada Ühendkuningriigi ja meie liiklaste turvalisuse ning selleks peame astuma samme, et pakkuda tugevamat ja euroopalikumalt suunatud NATOt. Ühendkuningriik töötab juba partneritega selle nimel, et arendada tipptasemel võimekust, mis annab meie relvajõududele võimaluse kaitsta ja heidutada tuhandeid kilomeetreid eesliinist eemal. Kuid see Ühendkuningriigi juhitud algatus võimaldab meil koostööd veelgi tõhustada, tuues Euroopa liitlased kokku, et tagada NATO turvalisus ja kindlus ka tulevikus." Briti valitsus märkis veel, et Starmer kutsub kokku tosina erineva Euroopa riigi juhid, et arutada algatuse üksikasju enne tippkohtumise lõppu. Lisaks Ühendkuningriigile osalised riigid on Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Norra, Rumeenia, Hispaania, Rootsi ja Türgi. Näed andsid välja ühisavalduse vahetult pärast Starmeri teadet öeldes: "Oleme pühendunud alliansi heidutus- ja kaitsevõime suurendamisele ja tugevdamisele. Eelkõige tunnistame vajadust suurendada meie sügava täppislöögi TPS-võimekust. Seetõttu tunnistame vajadust nendesse võimekustesse ennetavalt investeerida ning kiirendada hangete tarnet, sealhulgas rahvusvaheliste algatuste kaudu. Me oleme ühiselt otsustanud investeerida järgmise 10 aasta jooksul 50,66 miljardit dollarit TPS-i. See on pealkiri. 50 miljardit dollarit, mis on täielikult pühendatud sügava täppislöögi võimekustele järgmise 10 jooksul. Ja see investeering on juba alanud. Ühendkuningriik on juba investeerinud 3 miljardit naela, veidi üle 4 miljardi dollari, omaenda kaugtuleprogrammidesse. See hõlmab 770 miljonit naela ehk 1 miljard dollarit ühiseks stealth- ja hüperhelikiiruseliste relvade programmiks Saksamaaga, mille eesmärk on luua täiesti uus maismaalt lastav rakett, mille tegevusraadius ületab 2000 kilomeetrit ehk 1250 miili. 1,4 miljardit naela ehk
1,9 miljardit dollarit suunatakse ka Stratosesse, mis on Itaaliat ja Prantsusmaad kaasav kolmepoolne programm, mille eesmärk on luua Storm Shadow raketi järeltulija, mida Ukraina on oma sõjas Venemaaga väga edukalt kasutanud. Need on vaid 2 näidet. Arvestades selle programmi kogu rahastust ning tõsiasja, et see kestab 10 aastat, see võib hõlmata mitmete täiendavate raketisüsteemide väljatöötamist, mis laiendaks oluliselt Euroopa üldist relvastust ja tugevdaks märkimisväärselt tema süvalöögi ja heidutusvõimekust. On lihtne mõista, miks Euroopa tunneb, et praegu on õige aeg nii suureks sammuks. Esimene ja kõige ilmsem tegur on sõda Ukrainas. Kümnenditel pärast külma sõja lõppu paljud Euroopa riigid, nagu Saksamaa ja Ühendkuningriik, vähendasid oluliselt oma kaitsekulutusi. Nad tegid seda, sest uskusid, et suured konfliktid ja lahingud Euroopa lahinguväljadel on möödas. Nad lihtsalt ei suutnud ette kujutada maailma, kus uus sõda puhkeb nii kodu lähedal. Seega tegid nad näiliselt loogilise otsuse kulutada vähem kaitsele. Lõppude lõpuks, miks raisata raha tankide ehitamisele ja sadade tuhandete sõdurite palkade maksmisele, kui sõda tundus nii ebatõenäoline? Siis tuli aasta 2022. Venemaa tungis Ukrainasse ja need kaua kestnud eeldused igavesest rahust kogu Euroopa mandril varisesid kokku nagu õhuke kaardimajake. Euroopa mõistis, et ta ei saa enam tegutseda nii, nagu oleks suur konventsionaalne sõda võimatu. See tõi kaasa kaitsekulutuste kasvu ja uute julgeolekualgatuste arendamise kogu mandril, kus Poola ja Saksamaa mängisid juhtivaid rolle. Kuid Euroopa ei reageerinud ainult sõjale Ukrainas. See jälgis seda tähelepanelikult, vaadates, kuidas Ukraina, riik, mis pidi olema Venemaast kõigis peamistes sõjalistes näitajates nii palju nõrgem, suutis end nii edukalt kaitsta. Ja selle käigus õpiti väärtuslikke õppetunde, eriti kaugmaa täppislöökide olulisuse kohta. Kiievi väed on kasutanud kaugmaa droone ja rakette, et külvata kaost okupeeritud aladel ja sügaval Venemaa regioonides. Samuti on nad hävitanud logistikasõlmi, katkestanud varustusteid, õhkinud laskemoonavadusid ja rünnanud näiteks juhtimiskeskusi, sõjatehaseid, lennuvälju ja nafta rafineerimistehaseid. See on osutunud üheks Ukraina kõige tõhusamaks taktikaks lahingukäigu muutmisel ja vaenlasele maksimaalse kahju tekitamisel võimalikult lühikese ajaga. Kui sõda peaks kunagi laienema väljapoole Ukraina piire, näiteks Poolasse või Balti riikidesse, ülejäänud Euroopa peab järgima Kiievi eeskuju, kasutades nutikalt ja tõhusalt kaugmaa täppisrelvi, et tabada Venemaad seal, kus see kõige rohkem haiget teeb. Teine vaieldamatu tegur Euroopa otsuses arendada kaugmaa ründerelvi on seotud Ameerika Ühendriikidega. Ameerika Ühendriigid on kaugelt kõige tugevam sõjaline suurriik maailmas. Ning kuigi NATOs on 32 riiki, on Ameerika juba pikka aega andnud suurema osa alliansi üldisest jõust. Euroopa riigid on tugevalt sõltunud USA-st, mitte ainult kaitse- ja julgeolekugarantiide osas, vaid ka reaalse sõjaväevarustuse hankimisel. Eriti just selliste kõrgtehnoloogiliste sõjaliste lahenduste puhul, mis on tänapäevases sõjapidamises asendamatud. Näiteks satelliidid, tarkvara ja kaasaegsed hävituslennukid. Euroopal on aastaid olnud vähe valikuid peale Ameerika toodete ostmise. See tähendas, et kui kunagi peaks puhkema sõda, mis hõlmab NATO riiki, liitlased ei loodaks ainult Ameerika armeele enda kaitsmisel, vaid kasutaksid ka peamiselt USA-s valmistatud varustust ja relvi omaenda sõjavägedes. Paljuski see oli ebatervislik ja jätkusuutmatu sõltuvus. Ning viimastel aastatel on Euroopa olnud sunnitud seda sõltuvust ümber hindama. President Donald Trumpi ajal on USA kutsunud Euroopa NATO riike üles panustama rohkem raha oma sõjavägedesse. Kõik alliansi liikmed on nõustunud kulutama 2035. aastaks 5% oma SKT-st kaitsele ja julgeolekule. Euroopa liidrid on samuti püüdnud oma investeeringuid mitmekesistada. Näiteks Poola ostab K2 tanke Lõuna-Koreast, samal ajal tugevdades oma kodumaist kaitsetööstust ja alustades uusi projekte koos naabritega. Ja see toob meid tagasi 50 miljardi dollari suuruse süvalöögi algatuse juurde, mis on seni kaugelt suurim ja parim näide sellest, kuidas Euroopa ühiselt kinnitab oma pühendumust, loota vähem USA-le ja hakata palju rohkem iseenda ees seisma kui varem. See ei tähenda, et Euroopa katkestaks sidemed Ameerikaga, ega ka seda, et kavatsetakse lõpetada investeerimine USA sõjatehnikasse. See on lihtsalt küsimus sellest, et muutuda vähem sõltuvaks ja olla paremini valmis oma huve kaitsma. See on ka selge sõnum Moskvasse, nagu Ühendkuningriigi välisminister Yvette Cooper ütles. Sügava täppislöögi võimekusega saavad Ühendkuningriik ja meie liitlased tabada kõrge väärtusega sõjalisi sihtmärke ning logistikasüsteeme, mis armeesid käigus hoiavad, heidutades iga agressorit ja tugevdades meie ühist julgeolekut. Ankaras saadame selge sõnumi president Putinile.
NATO on tugevam, euroopalikum ja valmis kaitsma meie kodanikke tema ja Vene riigi poolt kujutatava pikaajalise ohu eest. Nüüd on juba ammu levinud kuulujutud, et Putin on seadnud oma sihid kaugemale kui Ukraina ja võib lähiaastatel kavandada palju suuremat rünnakut teistele Euroopa piirkondadele. See teadaanne võib olla piisav, et need plaanid määramatuks ajaks ootele panna. Aga enne kui me selgitame miks, see on põhjus, miks me seda sõjandussaadet teeme, et selgitada, kuidas võim tegelikult liigub. Kui oled siin uus, vajuta telli, et sa ei jääks järgmistest sündmustest ilma. Nüüd on kogu Ühendkuningriigi teadaanne kindlasti Kremlis häirekellad tööle pannud, kuid osa, mis peaks Putinit tõeliselt hirmutama, on uute vargtehnoloogiaga ja hüperhelikiirusega relvade mainimine, mille tegevusraadius on üle 2000 kilomeetri. Siiani on paljudel Euroopa parimatel rakettidel olnud sama probleem – piiratud tegevusraadius. Näiteks Storm Shadow suudab tabada sihtmärke kuni 550 kilomeetri ehk 342 miili kaugusel. Taurus, KEPD 350. Maksimaalne tegevusraadius on samuti umbes 500 kilomeetrit ehk 310 miili. Samal ajal suudab MBDA Meteor lennata vaid 200 kilomeetrit ehk 120 miili stardipunktist. Need kõik on arenenud raketid, millel on palju unikaalseid omadusi ja eeliseid. Kuid nende tegelik kasutusala on piiratud sellega, kui kaugele nad suudavad lennata. Hüpoteetilises sõjas Venemaaga oleks sellist relvade kasutegur piiratud. Näiteks ei oleks Euroopal võimalik tulistada Venemaa sügaval asuvaid logistikasõlmi ja sõjalist infrastruktuuri ainult Storm Shadow ja Taurus tüüpi rakettidega. Kui see uus programm hakkab tulemusi andma, muutub kõik. Hüperhelikiirusel kaugmaaraketiga saaks Euroopa sihikule võtta lugematul hulgal uusi sihtmärke. Nendeks sihtmärkideks võiksid olla näiteks Venemaa juhtimiskeskused, lennubaasid, transpordivõrgustikud, sõjatööstusrajatised ning konkreetsed strateegilised objektid, nagu pommituslennukite laevastikud ja õhutõrjesüsteemid. Kuna need on täppisrelvad, millel on ülitäpne tabavus ja minimaalne veamäär, oleks Euroopa NATO riikidel võimalik oma rakette välja lasta sellistest kohtadest nagu Poola, Rumeenia või Balti riigid, sihtides sihtmärke üle kogu Lääne-Venemaa, pühkides vaenlase varad ja infrastruktuuri hetkega kaardilt. Kui me kujutaksime ette hüpoteetilist Balti sissetungi, näiteks olukorda, kus Vene väed ületavad piiri Eestisse või Lätti, oleks Euroopal olemas relvad, mida ta vajab mitte ainult nende kohtade kaitsmiseks, vaid ka selleks, et häirida Venemaa logistikat ja karistada Putinit tema agressiooni eest. See võiks sihtida varustusteid, koondumisalasid, laskemoonaladusid ja staape kaugel rindejoonest, muutes Venemaal konflikti jätkamise üha raskemaks ja kulukamaks. Kui raudteesõlmed on rivist väljas, sillad hävitatud ja lennuväljad põlevad, oleks näiteks Kremli vägedel palju raskem viia vägesid, relvi, laskemoona, toitu ja kütust rindele. See omakorda muudaks riigiarmeel raskemaks edasi tungida, samal ajal kui sissetungi alla sattunud riikidel oleks end lihtsam kaitsta. Arvestades, kui palju tänapäevane sõjapidamine sõltub logistikasüsteemidest, sellised pidevad rünnakud võiksid lõpuks sundida Venemaad sõjast täielikult loobuma ja oma väed tagasi tõmbama. Kuid tingimata ei pea asi nii kaugele minema, sest potentsiaalselt pole nende uute Euroopa rakettide suurim roll mitte lennuväljade pommitamises või varustusliinide õhkimises. See on heidutus. Euroopal ei pruugi olla vaja isegi ühtegi oma raketti välja lasta. Ainuüksi nende omamine võib olla piisav, et heidutada Venemaad NATO Liidu või Euroopa Liidu vastu agressiooni toimepanemast pikka aega. Vladimir Putin on olnud tugeval positsioonil. Ta kulutas aastaid ja triljoneid rublasid, et ehitada üles üks maailma suurimaid armeesid. Samal ajal, kui Euroopa riigid suunasid oma vahendid mujale, jätkas Venemaa tohutute summade investeerimist tankidesse, rakettidesse ja droonidesse. Kui Euroopa müüs oma vanad tankid ja soomusmasinad arenguriikidele, siis Venemaa ladustas oma nõukogudeaegseid varasid tohututesse ladudesse. Kui Euroopa sõjaväed nõrgenesid, siis Venemaa omad tugevnesid. Vladimir Putin pidi siiski arvestama USA võimaliku sekkumise ohuga, kui ta otsustaks NATOt rünnata. Aga ta teadis, et Euroopa üksi oleks hädas enda kaitsmisega. See on osaliselt põhjus, miks viimastel aastatel on levinud kuulujutud ja raportid, et Kremlit juhtiv Vladimir Putin kavandab rünnakut Balti riikidele või mõnele teisele Euroopa riigile, nagu Soome või Poola. Ainus tõeline heidutus, millele Euroopa sai viidata, oli Ameerika, kuna Euroopa enda armeed olid muutunud nii killustatuks ja alarahastatuks. Õnneks hakkab see nüüd muutuma. Kui selle uue algatusega seotud 12 riiki suudavad pidada kinni oma 10-aastasest tähtajast või isegi kiirendada oma jõupingutusi uute rakettide tootmiseks järgmise 5 või 6 aasta jooksul, siis suudavad nad lõpuks ise oma suveräänsust kaitsta ja Venemaad agressioonist heidutada. Sest kui Putin teab, et Euroopal on tohutu varu kaugmaarakette, mis on igal hetkel valmis tema logistikat, peakortereid ja õhutõrjet hävitama, siis muutub Euroopa ründamise väljavaade talle järsku palju vähem ahvatlevaks. Nagu Ühendkuningriigi kaitseminister Dan Jarvis märgib
räägib, me ehitame tulevikurelvi, et hoida Ühendkuningriiki ja NATOt turvalisena aastakümneteks, miljardite naelsterlingite toel ja tehes koostööd oma lähimate Euroopa liitlastega. Meie uus kaugmaa täppislöögirelvade komplekt annab meie vägedele võimaluse tabada sihtmärke sadade kilomeetrite kaugusel suure täpsusega, tugevdades NATOt ja heidutades meie vastaseid. Ja see ei puuduta ainult täppislöögirelvi, sest Euroopa teeb palju enamat kui lihtsalt uute rakettide valmistamine. Võetakse mitmeid samme oma kaitsevõime tugevdamiseks, muutes NATO euroopalikumaks ja vähendades sõltuvust Ameerika Ühendriikidest. Need algatused kuuluvad Euroopa Komisjoni laiema projekti Valmisolek 2030 alla. Selle projekti lõppeesmärk on, et Euroopa saavutaks aastaks 2030 nii sõjalise valmisoleku kui ka iseseisvuse. See on äärmiselt ambitsioonikas ning mõned eksperdid on juba hoiatanud, et 2030 aasta tähtaeg võib tulla Euroopale tegeliku autonoomia saavutamiseks liiga vara. Näiteks Sparta 2.0 aruanne, mille avaldas Kieli Maailma Majanduse Instituut, märgib, et selleks oleks vaja umbes $500 billion. Lisaks rahale, mida Euroopa juba praegu oma kaitseprojektidesse panustab, et kõrvaldada 10 kriitilist puudujääki, mis praegu kontinendi sõjalistes võimekustes eksisteerivad, nüüd on üks kõige kiireloomulisemaid puudujääke, mida tuleb lahendada, seotud juhtimise ja kontrolliga, sest Euroopal puudub omaenda Palantir-laadne süsteem, mis on tänapäevastes sõjalistes operatsioonides ülioluline. Teine puudujääk on see, et manner ei suuda toota autonoomseid süsteeme suures mahus. Mitte lihtsalt tuhandete droonide ostmine, vaid võimekus toota igal aastal miljoneid droone. Õhutõrjega seotud puudujääke on samuti mitu, sest tootmine, laskemoon ja varud selles kategoorias on kogu Euroopas tõsiselt puudulikud. Samuti on mandril vaja tööd teha sõjalise pilve ja lahingutehisintellekti, strateegilise transpordi ning elektroonilise sõjapidamise valdkonnas. Liigne sõltuvus Ameerika Tomahawkidest ja JSSM rakettidest tähendab, et Euroopal on samuti puudujääk täppissügavuslöögi võimekuses. Seda puudujääki aga juba hakatakse täitma uue $50,66 miljardi suuruse algatusega. Ja mitmete eelnevalt mainitud teiste probleemidega tegeletakse samuti aktiivselt. Mitmed riigid töötavad näiteks uute õhutõrjesüsteemide kallal, samal ajal kui teised uurivad uusi luuresatelliitide tehnoloogiaid, jälgimissüsteeme ning juhtimis- ja kontrolli integratsiooni. Sparta 2.0 autorid julgustavad riike moodustama vastupidavaid eestvedavaid koalitsioone, mis on kohandatud nende konkreetsetele tugevustele. Näiteks Prantsusmaa, Poola ja Ühendkuningriik võiksid võtta juhtrolli strateegilistes programmides, kaugmaa tavarelvastuse võimekustes ning tuumapoliitika aruteludes. Samas keskenduksid Põhja-Euroopa riigid ja Balti riigid mereturvalisusele ja elektroonilisele sõjapidamisele ning Saksamaa võiks vedada eest õhutõrje ja droonitõrje tehnoloogiate arendamist. Uuring märgib ka, et kuigi võib tunduda, et Euroopal seisavad ees suured väljakutsed, ei ole ükski neist ületamatu ega nõua tingimata aastatepikkust lahendamist. Ja selle kõige selgeim tõestus on näha Ukrainas. Ukraina astus Venemaaga sõtta suhteliselt nõrga sõjaväe ja tagasihoidliku kaitse-eelarvega ja kaitsetööstusega, mis keskendus peamiselt kaupade eksportimisele teistesse riikidesse, mitte enda tugevdamisele. Mõne aastaga on Ukrainast saanud üks Euroopa sõjalisi suurriike. Selle sõjavägi suudab Venemaaga võrdväärselt võidelda. Kaitsetööstus on tohutult arenenud ja laienenud ning Ukraina on saanud droonisõja vallas maailma liidriks. Ja nüüd toodab Ukraina palju omaenda kaitse- ja relvasüsteeme, sealhulgas kaugmaarakette nagu Long Neptune ja Flamingo. Ukraina lõi isegi omaenda Palantiri stiilis pilvepõhise olukorrateadlikkuse ja lahinguvälja juhtimissüsteemi Delta vaid 18 kuuga, mida on sellest ajast saati kiidetud kui üht parimat omataolist süsteemi väljaspool Ameerika Ühendriike. Kui üks riik piiratud rahastusega suudab seda kõike teha vähem kui poole kümnendiga, pole võimalik ette kujutada, kui palju edusamme võiks kogu Euroopa saavutada, kui ta ühendaks oma intellekti, kapitali ja ressursid, võtaks õppust Ukraina sõjast ning teeks vajalikud muudatused, et tulevikus sama ei korduks. Nii et, kuigi uue raketiplaani elluviimiseks hinnatakse aega 10 aastat, võiksime näha hoopis teistsugust Euroopat juba poole selle ajaga, kui manner jätkab liikumist tugevama kaitse ja heidutuse suunas. Lühidalt öeldes, kui Putinil tõesti on plaanid Balti riikide ründamiseks või Poola sissetungiks, siis ükskõik, milline võimaluste aken tal kunagi oli, on see nüüd lõplikult sulgumas. Pole saladus, et viimastel nädalatel on Ukraina sõjaväe kõrgemates ringkondades valitsenud kaos. Endine kaitseminister Mihhailo Fedorov on lahkunud. Naibeta tagandati pärast poliitilise tahtejõu proovi kaotamist Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrskiga. Tuleks mainida, et tegemist on endise ülemjuhatajaga. Ka Sõrski on läinud. Populaarse Fedorovi tagandamisele järgnenud vastureaktsiooni ohver. Putin jälgis seda kõike suure naeratusega näol. Aga see naeratus on nüüd tema näolt kadunud.
pärast segadust saabub pöördepunkt. Keegi legendaarne on just võtnud Ukraina armee juhtimise üle. Ta on lahingutes legend, Venemaa suurim õudusunenägu ja ta on saabunud, et juhtida Ukrainat Vene sõjamasina purustamisel. Putin peaks olema väga mures. Me selgitame miks. 24. juulil tehti kõik ametlikuks. Ukraina relvajõudude uus ülemjuhataja Mihhailo Drapatši esitleti maailmale. Ta rääkis eesootavast väljakutsest, mis seisab ees mitte ainult temal, vaid kogu Ukrainal, kui nad püüavad tõrjuda Putini sissetungi, mis on nüüdseks kestnud juba 5. aastat. Drapatši kutsus üles ühtsusele kõigis sõjaväe valdkondades ja kuulutas, et tema töötab tulemuste, mitte poliitika nimel. Drapatši loetles ka 4 prioriteeti, mille hulka kuuluvad Ukraina õhutõrje tugevdamine, riigi löögijõu suurendamine Venemaa vastu, Ukraina relvajõudude mehitamata komponendi arendamine ja laiendamine ja kogu tarbetu bürokraatia kaotamine. See kõik kõlab meie jaoks väga Fjodorovi moodi. Ja nagu me varsti arutame, võib see tähendada, et Ukraina tagandatud kaitseministril võib olla võimalus oma endisele ametikohale naasta. Kuid praegu käib jutt Drapatšist. Me ütlesime teile, et ta on Venemaa jaoks õudusunenägu ja et mõista miks, viime teid Kagu-Ukraina linna Mariupolisse. Mais 2014. Venemeelsed separatistid olid ehitanud barrikaadi, et takistada Ukraina armeel linna tagasi vallutamast. See barrikaad ei pidanud vastu. Põhjuseks oli see, et soomusmasin sõitis sellest pöörase kiirusega läbi, lüües augu sellesse, mida separatistid olid ehitanud. See auk võimaldas teisel soomusmasinal järgneda ning sees olnud sõdurid päästsid politseinikud, keda separatistid hoidsid pantvangis Mariupoli siseministeeriumi hoones. Üks meestest, kes selles sõidukis barrikaadist läbi murdis, oli Mihhailo Drapatši. Ühes juhtumis sai Drapatšist kangelane. Tema vägitegude video levis sotsiaalmeedias laialdaselt, kui noor sõdur sai tunnustust selle eest, et ta suutis oma üksuse viia lootusetust olukorrast võiduni. Muidugi ei tähenda üks viraalne kangelastegu veel kvalifikatsiooni Ukraina ülemjuhataja ametikohale. Kuid see, mida Drapatši vägiteod 2014 aastal Ukrainale näitasid, oli see, et ta on mees, kes võtab olukorrad jõuliselt käsile. Ta ei hoia end tagasi, ta võitleb võidu nimel. Ukrainal on seda praegu vaja ja selle hiljutise ametisse nimetamise üle on sõdurid väga rõõmsad. Praegu pole Ukrainas sellele ametikohale paremat inimest, ütles üks sõdur BBC-le, vihjates, et Drapatši on palju enamat kui üks video, kus ta purustab barrikaadi soomukiga. Teine anonüümseks jäänud ohvitser, kes rääkis uuest ülemjuhatajast juba 2025 aasta juunis, ütles: Drapatši on suhteliselt noor kindral, ta on andekas. Ta saadeti alati sinna, kus olukord oli äärmiselt keeruline. Veel üks sõdur, Artjom Kurjakin, ütles väljaandele Kyiv Independent, et Drapatši naudib Ukraina sõjaväes tohutut austust, mida on äärmiselt raske teenida. On selge, et selles noores kindralis on palju rohkemat, kui üks video näitab. Kuid võib-olla parim viis hinnata, kui oluline see uus ametisse nimetamine Ukraina jaoks on, tuleb Vene okupantide reaktsioonidest, kui nad uudist kuulsid. Venelased on raevus. Nad teavad, et Drapatši on väga ohtlik mees. Kyiv Independenti 22. juuli raport. Enne kindrali ametlikku tutvustamist toob selle esile Vene sõjablogija Kirill Fjodorov, kelle Telegrami kanalil on 500 000 tellijat, andis kiiresti häiret, kui jagas nüüdseks kuulsat soomuki videot. Ta vihkab meid ja teeb seda järjekindlalt. See tähendab, et ta püüab meid tappa, hoolimata igasugustest moraalsetest piirangutest. Fjodorov avaldas arvamust, viidates, et Drapatši on mees, kes ei halasta Vene okupantidele. Teised on toonud Drapatši vanuse välja kui murekoha. Ta on 43-aastane ja on Ukraina sõjaväes auastmetes tõusnud, alustades sõda pataljoni ülemana. Üks teine blogija märkides, et see on Venemaa jaoks väga halb uudis. See tähendab, et Drapatši on näinud rindet, teab, mida on vaja ja erinevalt oma eelkäijast on ta õppinud kaasaegset sõjapidamist, mitte nõukogudeaegset lahingupidamist. Üldine arvamus näib olevat, et Drapatši annab Ukraina relvajõududele, eriti mehitamata üksustele, rohkem vabadust. Ja kui see juhtub, oleks see Vene vägedele maapinnal katastroofiline. Vähemalt nii väidavad venelased ise. Aga kogu selle hooplemise, viiruslike videote ja Vene hirmu taga tuleb esitada küsimused. Kes on tegelikult Mihhailo Drapatši ja kas tema on see mees, kes suudab viia Ukraina võidule Venemaa üle? Alustades esimesest küsimusest, siis üks asi, mida me kindlalt teame, on see, et Drapatši on väga erinev oma eelkäijast, Oleksandr Sõrskist. Kuigi neid kahte meest lahutab vaid 17 aastat, pärinevad nad väga erinevatest sõjalise mõtlemise koolkondadest. Sõrski on olnud Ukrainale oluline.
4 kindrali taktikad olid võtmetähtsusega Venemaa katse ajal vallutada Kiiev 2022 aasta alguses. Just tema tõttu suutis Ukraina üle kavaldada mehhaniseeritud kolonnid, mille Putin linna suunas saatis. Sierski on samuti tunnustatud kui Ukraina Kurskisse tehtud vastusissetungi peaarhitekt. 2024 aasta augustis, mis pani Putini väga raskesse olukorda, paljastades Venemaa väidetava suure kaitsemehena, kes lubas esimest korda pärast teist maailmasõda sissetungi Vene pinnale. Siiski viis Sierski sõda läbi üha vanamoodsamal viisil. 1980-ndatel Moskva sõjaväeakadeemias õppinud ja kunagi peetud üheks Venemaa tulevaseks tippväejuhiks enne Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, ei suutnud Sierski kunagi päriselt vabaneda Venemaa sõjamõtlemise viisist. Tema enda sõdurid austasid ja kartsid teda võrdselt, nimetades teda lihunikuks tema näilise ükskõiksuse tõttu inimkaotuste suhtes. See suhtumine võib Venemaal toimida, kuid Ukrainas, kus elanikkond on palju väiksem ja vastas seisab vaenlane, kes suudab neid arvuliselt üle trumbata, ei pruugi lihunik olla õige inimene selle töö jaoks. Ukraina on viimase 4,5 aasta jooksul välja arendanud uue sõjapidamisviisi. Paljud riigi sõjaväelased usuvad, et see tähendab, et Syrski ja tema taktikad on aegunud. Vastupidiselt sellele esindab Trapatši Ukraina sõjalise mõtlemise uut koolkonda. Vabana Nõukogude ahelaist toob ta kaasa lääne mõtteviisi ja Ukraina enda droonipõhise strateegia kombinatsiooni. Ta on palju enamat kui mees, kes juhtis sõidukit, mis murdis läbi barrikaadi Mariupolis. BBC teatab, et ta naasis 2021 aastal ülikooli, et saada täiendavat strateegilist ja operatiivset väljaõpet ning talle anti ülikooli parima lõpetajana aumõõk. Sõjas Venemaaga on Trapatši juhtinud mitmeid operatiivgruppe, saavutades edu Hersonis ja Dnipropetrovskis, kus tema grupid on vabastanud mitu asulat, lisaks Krõvi rihile, kus tema ja tema sõdurid suutsid Vene okupante tagasi tõrjuda. Viimastel aastatel on Trapatši teeninud Ukraina ühendvägede komandöörina ja just selles ametis olevat tekkinud pinged tema ja Syrski vahel. Nagu Fjodorov soovib ka Trapatši, et Ukraina peaks uut tüüpi sõda, mis on Syrski ja tema Nõukogude koolitusega lähenemisele mõnevõrra võõras. Sõda, mille Ukraina suudab tegelikult võita. Mõned peavad Syrskit meheks, kes oskab kaitsta, kuid samas ka meheks, kellel puudub tulevikunägemus. Isegi kui Ukraina droonid hävitavad rohkem kui kunagi varem, jääb Syrski endiselt truuks sellele, mida talle õpetati. Võidunägemuse puudumine polnud see algusaastatel halb asi, kui eesmärk näis olevat kaitsta piisavalt kaua, kuni Venemaa otsustab, et Ukraina vallutamine on rohkem vaeva kui väärt. Aga nüüd on aasta 2026. Putin on juba ammu tõestanud, et tal pole mingit kavatsust peatuda, ükskõik kui palju Venemaa sõjavägi ka ei laguneks. Ukraina ei saa enam endale lubada lihtsalt vastupidamist ja ellujäämist. Ta peab võitma. Trapatši ametisse nimetamine ongi selle võidu saavutamise teenistuses. See ei tähenda sugugi, et ma alavääristaks Syrski olulist rolli, mida ta on mänginud Ukraina siia jõudmisel. Ja oma viimastes sõnavõttudes Ukraina ülemjuhatajana oli Syrski nii diplomaatiline kui ka otsekohene, rääkides endast ja armeest, mille ta maha jätab. Ma annan oma järeltulijale üle armee, mis mitte ainult ei hoia rindejoont, vaid on ka pealetungi seisundis, initsiatiiviga, struktuuriga, inimestega, kes oskavad vaenlasele lööki anda, ja ma siiralt loodan, et see pealetung jätkub. Kõik selleks vajalik on olemas, ütles Syrski, enne kui lisas. Ma olen seda varem öelnud ja kordan seda ka täna. Minu töö on sõda. Ametikohad muutuvad, aga see põhimõte ei muutu. Ükskõik mis ametis ma ka ei oleks, ma teenin Ukrainat kuni võiduni. Ameti üleandmine on toimunud ja Syrski näib olevat valmis taanduma tagaplaanile, võimaldades sujuvat üleminekut. See on Trapatši jaoks suur pluss, kui ta alustab oma uut rolli. Siiski, hoolimata sellest, et Trapatš tundub kvalifitseeritud ja temas on piisavalt, et tekitada Vene ridades hirmu, tuleb küsida, kui palju muutust Trapatš tegelikult suudab tuua. Tema ametisse nimetamine tuli kõigile ootamatult, kuid see, mida ta Ukraina sõjaväe heaks teeb, on tõeline mängumuutja. Trapatšil on potentsiaali olla mees, kes viib Ukraina Putini sõjamasina murdmiseni. Aga enne kui me selgitame, miks, vaatate te sõjasaadet. Kui te pole veel kanalit tellinud, on nüüd ideaalne aeg seda teha. Ja kui soovite meie videoid näha kohe, kui need avaldatakse, ärge unustage märguandeid sisse lülitada. On üks asi, mida Trapatš eelviige Ukraina sõjaväkke toob – lootus. Me näeme seda sõdurite sõnades, kes hakkavad tema all teenima ja toovad välja, et Trapatš kuulub uude ohvitseride põlvkonda, kes kujunes sõja ajal. Endine kaitseminister Mihhailo Fjodorov inspireeris samuti sarnast lootust. Me näeme seda Ukraina tänavatel vallandunud vihapurskes pärast tema vallandamist, kui protestid süüdistasid Ukraina kõrgemat juhtkonda selles, et nad püüavad näiliselt vabaneda noortest ohvitseridest, kes tahavad võidelda korruptsiooniga ja tegeleda Ukraina sõjaväes eksisteerivate bürokraatiakihtidega. Trapatši toob endaga kaasa sama muutuste lubaduse, mida Fjodorov soovis ellu viia. Ta toob lootust Ukraina sõjaväele. Ära alahinda lootuse jõudu, eriti praegu, kui Ukraina armee, kuigi tõhus, seisab silmitsi erinevate moraali- ja tööjõuprobleemidega.
Talve jooksul koges Ukraina üht oma kõige raskemat perioodi. Suur pommirünnak energia infrastruktuurile jättis tsiviilisikud külma kätte värisema, kui küte kadus. Paljud teised kaotasid ligipääsu elektrile ja veele. Ühel hetkel jäi 70% Kiievist elektrita, kui temperatuur langes kuni -20 kraadini. See kõik on Venemaa teadlik tegevus, et hirmutada Ukraina rahvast. Ja nad väsivad lõpuks sõjast nii ära, et alistuvad Putini suvale. See on vähemalt nende lähenemine ja kuigi Ukraina on hästi taastunud, on tal ka tööjõukriis, mis on suuresti tekkinud seetõttu, et potentsiaalsed sõdurid kardavad rindel surra. Jaanuaris teatas Taktika Instituut julgeoleku ja terrorismi vastase võitluse alal, et hinnanguliselt 200 000 Ukraina sõdurit puudus loata teenistusest ja veel 2 miljonit kodanikku on tagaotsitavad kohustuslikust sõjaväeteenistusest kõrvalehoidmise eest. Patriootlik mobilisatsioon, mis oli Ukrainat nii kaua teeninud, on hakanud raugema. Vastassega silmitsi seismine, kelle elanikkond on 4 korda suurem kui Ukrainal, võib olla hukatuslik. Sõrskõi maine lihunikuna võis selles rolli mängida. Võib-olla ei ole asi selles, et ukrainlased ei taha võidelda, vaid pigem selles, et nad ei taha rünnakutele saadetud saada, kui nad on näinud, et droonid, maismaarobotid ja muu tehnoloogia võivad olla palju tõhusamad. See on mõnevõrra spekulatiivne, kuid märkimisväärne on see, et paljud, kes on töötanud Trapatšoga, ütlevad, et tema lähenemine on teistsugune. Üks neist sõduritest, kolonel Oleksandr Vadovachenko, ütleb Pravdale, et Trapatši ei seadnud kunagi mõttetuid ülesandeid. Kui ta kuulas komandöride aruandeid operatsioonide planeerimisel, ta otsis alati võimalusi, kuidas ülesanne võimalikult väheste kaotustega täita. Selles peitubki lootus. Kui Trapatši suudab sama lähenemist rakendada kogu Ukraina sõjaväes, loodetakse, et ta saavutab samad või paremad tulemused kui Sõrski, kuid väiksemate kaotustega. Ja kui ta suudab tõestada, et hoolib oma alluvuses olevatest sõduritest, loodetakse, et ta suudab innustada ka neid, kes on varem mobilisatsioonist kõrvale hoidnud, liituma sõjaväega ja võitlema. Kõike seda on siiski lihtsam öelda kui teha. Ainult lootusest ei piisa sõja võitmiseks. Nüüd peab Trapatši täitma lubadused, mille ta andis, kui ta nimetati Ukraina uueks ülemjuhatajaks. Tal on peaaegu kogu rahva ja armee toetus. Samuti on ta tuntud kui nõukogude stiilis mõtlemise kriitik ning oli üks esimesi, kes võttis kasutusele droonisõja, mis on Ukrainale Venemaa vastu kaitsmisel väga hästi kasuks tulnud. Nagu Guardian märgib, esindab Trapatši muutust mitte ainult nõukogude stiilis taktikast, vaid ka nõukogude stiilis juhtimisstruktuuridest, mis on endiselt Ukraina sõjaväes levinud. Just sellele keskendub ta tõenäoliselt lähikuudel, nende vanade struktuuride lammutamisele ja uute loomisele, kus nooremohvitseeridele antakse vastutus ja neilt oodatakse oma tegude eest aruandmist. Teatud määral juhtimise detsentraliseerimine, mis näitab usaldust ja mikromanageerimise puudumist, võib olla see, mida Trapatši toob Ukraina juhtimisstruktuuridesse. Kui kaua selle muudatuse saabumine aega võtab, on veel näha. Kindlasti ei juhtu see kohe. Oodatakse, et Trapatši parandab lahinguvälja juhtimist ja Ukraina armee igapäevast toimimist. Kuid tema laiem väljakutse juhtimisstruktuuride muutmisel võib võtta kuid või isegi aastaid, enne kui see laheneb. Siiski tundub, et Trapatši on mees, kes on valmis neid väljakutseid lahendama ja just see teebki Venemaale tõeliselt muret. Vaatamata Ukraina droonide arengule võis Venemaa mingil määral usaldada, et Ukraina võitleb viisil, mis sobib Venemaa sõjapidamislaadiga. Sõrskõi oli ju ikkagi Moskva sõjaväeakadeemiate kasvandik. See tegi temast mehe, kelle käitumist oli teatud määral võimalik ette ennustada. Trapatši ei ole samasugune juht. Ta on väga erinev ja Venemaal on raske tema käike ette näha, mis teeb temast tõelise õudusunemeo. Trapatši puhul on Ukrainal keegi, kes pooldab kaasaegset sõjapidamisstiili, mis on võimaldanud riigil saavutada nii palju positiivseid tulemusi, eriti aastal 2026. Kui sellele lisada tema tegelik lahingukogemus, olles teeninud Ukraina rindel, siis Trapatši võiks olla see mees, kes toob kaasa muutuse, mis põhineb Ukraina sõdurite tegelikel vajadustel. Innovatsioon ja pidev kohanemisvõime. Lisaks, kui Trapatši suudab siruda konflikte, mis on hakanud tekkima Ukraina armee ja kaitseministeeriumi vahel, oleks see tohutu pluss. Ja see viib meid huvitaval kombel tagasi mehe juurde, keda mainisime video alguses, Mihhailo Fedorov. Mainisime varem, et Trapatši ja Fedorovi eesmärgid Ukraina sõjaväe jaoks näivad ühtivat. Fedorovi kaotuse üle tekkinud pahameel ei ole jäänud märkamata ka Trapatšile ega Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile. Kas Trapatši ametisse nimetamine võiks sillutada teed Fedorovi tagasipöördumiseks, rolli, millest ta vaid mõned nädalad tagasi eemaldati? See on võimalik. Ukraina pole pärast Fedorovi tagandamist endiselt nimetatud alalist kaitseministrit. Endine luurejuht Jevgeni Kamara täidab praegu seda ametikohta, kuigi ajutiselt, kuna Ukraina parlament valmistub asendusisiku üle hääletama. Võib-olla pole asendajat vajagi. Kui Sõrski on läinud, võib Fjodorovi nimi uuesti kaalumisele tulla. Fjodorov ise ütleb, et Zelenski on talle pakkunud teisi ametikohti, kuid ta keeldub neid vastu võtmast, sest usub, et ainult 3 ametikohal saab Ukraina armees tõelist muutust ellu viia. 2 neist ametikohtadest, president ja ülemjuhataja, on täidetud.
Kolmas on ametikoht, mida Fjodorov täitis veel mõned nädalad tagasi, kaitseminister. Fjodorov on isegi keeldunud asepeaministri ametikohast, näidates sellega oma veendumust selles, mida ta peab oluliseks eesmärgiks. Drapatši näib samuti olevat Fjodorovi toetaja. Kui Fjodorov ja Sõrski hakkasid varem juulis omavahel vastuollu minema, asus Rapatsi Fjodorovi poolele, nimetades teda kaitseministeeriumis relvajõudude partneriks. Ja inimeseks, kes mitte ainult ei vasta meie vajadustele, vaid on ka survestanud lähenemisviisi muutmist, kiiremaks otsuste tegemiseks ning toetanud neid, kes on valmis nende otsuste eest vastutust võtma. Fjodorov näib sama poolehoidu tundvat, olles toetanud Rapatseid kohtumistel Zelenskiga, kus Pravda andmetel ta pooldas, et Rapatsei saaks ametikoha, mis tal praegu on. Me näeme siin teatud sünergiat. Suur potentsiaal Ukraina sõjaväel ja kaitseministeeriumil koordineerida paremini kui kunagi varem. Tõkkeks võib olla Zelenski ise. Kas ta oleks valmis oma uhkust alla neelama ja Fjodorovi tagasi ametisse nimetama? Sõrski tagandamine viitab sellele, et ta võib seda teha, ja muidugi on see kõik spekulatiivne. Siiski ei üllataks meid, kui näeksime Fjodorovi tagasitulekut, mis tähistaks Ukraina jaoks muutuste ajastu algust, kus riik lõpuks vabastab end oma Nõukogude mineviku viimastest ahelatest. Mis iganes edasi saab, Drapatši peab kiiresti tegutsema. September läheneb kiiresti ja kuigi Ukraina on teinud suurepärast tööd Venemaa 2026 aastal alustatud kevad- ja suverünnaku tõrjumisel, on sügisel tulemas veelgi rohkem. Räägitakse septembrikuisest pealetungist, mis on tulemas. Samuti liiguvad kuulujutud, et sügisel võib Putin olla sunnitud lõpuks mõrupilli alla neelama ja sundmobilisatsiooni oma rahvale peale suruma. Zelenski hoiatas selle eest 24. juulil, öeldes, et Putin kavatseb tõenäoliselt pärast septembris toimuvaid Vene parlamendivalimisi algatada laiaulatusliku mobilisatsioonilaine. Putin kavatseb seda sõda laiendada. Tal on vaja rohkem venelasi rünnakutes osalema. Meil on luureandmeid, et Venemaa valmistab sel sügisel ette ulatusliku mobilisatsiooni, teatas Zelenski oma igapäevases õhtuses pöördumises. Kui see nii on, siis peab Ukraina just äsja ülemjuhatajaks määratud kangelane kiiresti tegutsema. Tema ametisse nimetamist ümbritsev õnn ja lootus ei kesta igavesti. Ukrainal on tegelikult vaja tulemusi ja Drapatši peab need saavutama. Mees, kellest sai lahinguväljal legend, peab nüüd tõestama, et ta on see õudusunenägu, kelleks Ukraina armee loodab, et ta Venemaa jaoks saab. Kui keegi üldse suudab seda teha, siis tundub, et Drapatši on see inimene. Järgmised paar kuud on otsustava tähtsusega. Need võivad olla kas Ukraina või Venemaa jaoks määravad. Üks piirkond, millele Ukraina uue ülemjuhataja tähelepanu kohe keskendub, on Konstantinivka. Venemaa väitis, et nad vallutasid selle võtmetähtsusega kindluslinna. Tegelikult ei vallutanud nad seda ligilähedaseltki. Selle asemel meelitas Ukraina Vene väed linna geniaalsesse lõksu ja põhjustas selle lõksu käivitamisega tohutuid kaotusi. See on just selline operatsioon, millele Drapatši peab edasi tuginema ja sellest saad kõike teada, kui vaatad meie videot. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida meie sõjasaadet ja vajuta ka teavituskella, et näha rohkem meie videoid, mis kajastavad muutusi Ukraina sõjaväes. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!